No nii, kell on saanud 10. Tere tulemast siis kõigile, kes on tulnud kuulama tänast webinari Cospocketi ja Merit Tarkvaraga. Mina olen Annike Tolmats, olen Merit Tarkvara turundusjuht ja olen tänase webinari host. Täna on meil siis selline plaan, et kõigepealt siin mõned minutid ootame veel, et kõik saaks ilusti sisse ja seejärel räägib Joonas teile Cospocketist. Räägib siis, kuidas Cospocketit aktiveerida, mis võimalused on Cospocketis. Seejärel räägib juba Jekaterina, kes on siis Merit Activa vanem konsultant, on käepikendus Merit Tarkvara klienditoe ja arendustiimi vahel. Räägib teile siis Merit Activa võimalustest, räägib, kuidas Merit Activas saab digiteerida dokumente otse programmis sees ning seejärel kõige põnevam teema Merit Activa ja Cospocketi kasutaja, raamatupidaja Virge Ratassepp räägib teile siis enda praktilistest kogemustest, et kuidas on Meriti kasutamine tal olnud. Ma arvan, et kõik tänased esinejad tutvustavad end pikemalt enne nende esinemist. Ja lisan ka, et kõige lõpus räägib Joonas hinnastamisest ning lisaks on siis ka küsimuste-vastuste voor. Nii et tegelikult terve webinari jooksul, kui teil tekib mingeid küsimusi, kirjutage chati. Ja eriti tore oleks, kui te paneks küsimuse tegelikult nii, et kõik näevad seda, sest et siis ei tule küsimuste duubeldamist. Ja meil on plaan, et me vastame küsimustele kõige lõpus. Nii et meil ongi mõeldud webinar 10:30-ni, 1,5 tundi. Nii et ma arvan, et circa tund aega läheb siis kõigi ettekannete peale ja pool tundi ongi mõeldud siis küsimuste-vastuste jaoks. Nii, mis veel? Meil on täna valmistatud ette ka teile selline väike küsitlus, et minu hea abiline Joonas paneb selle küsitluse kohe üles, mõned küsimused teile, et me lihtsalt teaksime, kes meid täna on kuulamas. Nii, esimene küsimus on siis, kas sa kasutad Merit Activat? Jah, ei, on plaanis alustada Merit Activa kasutamist siis. Kas sa kasutad Cospocketit? Jah, ei, olen kaalunud, aga kogun julgust. Loodetavasti pärast tänast webinari kõik, kes veel koguvad julgust Merit Activa või siis Cospocketi kasutamise osas, et saavad selle julguse meilt kätte. Kolmas küsimus siis, et ma olen raamatupidaja, ettevõtte juht, keegi muu. Näiteks oled mõne raamatupidamisbüroo töötaja või siis ka mõne teise ettevõtte töötajaga kasutad näiteks Activat müügiarvete jaoks või siis kasutad näiteks Cospocketit tšekkide jaoks. Et palun kõigil vastata. Laseme mõned minutid olla sellel küsitlusel üleval, et siis jõuab ka hilisemad liitujad vastata. Väga vinge, meid on juba üle 200. Ja ma võib-olla siin alustuseks võin ka rääkida enda kogemusest Cospocketi ja Meriti kasutamisel, et kui mina olen enda ettevõttes turundusjuht, et milleks mina kasutan siis Meritit ja Cospocketit. Et Merit Activat mina kui turundusjuhina põhiliselt kasutan arvete kinnitamiseks. Kui ma olen saatnud arvet digiteerimisse, siis raamatupidaja saadab mulle need alati kinnitamisse. Et kuna turunduses on päris palju arveid, siis ilmselgelt ei ole tema kõigi arvetega kursis, et kas need on õiged või mitte. Siis lisaks kasutan ma Merit Activas raporteerimisvõimalusi, et hoian silma peal kasumi aruandel ja tänu sellele saan ka enda müügitabeleid täita. Ja Cospocketit kasutan ma tšekkide pildistamiseks, et ma mitte kunagi meie raamatupidajale ei vii siis ise paberil tšekke.
et lausa kahju, et tänu sellele puutun vähe kokku Meriti raamatupidajaga. Aga Meritis on siis see süsteem selline, et kui ma näiteks ostan mingi ettevõtte kulul midagi, siis ma teen Costpocketi äpi abil enda telefoniga pildi sellest tšekist. Siin on oluline märkida, et tšeki peal peab olema kirjas ettevõtte nimi, ehk siis minu puhul Merit Tarkvara ja ka meie aadress. Et kui seda seal automaatselt kirjas ei ole, siis ma kirjutan need ise juurde. Siis ma teen tšekis pildi ja see tšekk liigub juba automaatselt raamatupidamisse. Nii et ühesõnaga meie raamatupidajal selliseid käsitsi sisestamisi ei ole ja ma loodan, et pärast tänast webinari ei ole ka teil. Nii, aga tundub, et meil on siin küsitlus lõppenud, aeg on vaadata vastuseid. 78% on Merit Activa kasutajad, nii et võimalik, et tegelikult paljud näiteks nägid meie programmi sees webinari teadet ja leidsid info siis webinari toimumise kohta. Võimalik, et paljud ka osalesid meie eilsel webinaril, mis oli siis teemal, et kuidas alustada Merit Activaga. Teine küsimus, kas kasutab Costpocketit? 42%, 36% ei kasuta, 22% kogub julgust. Nii et loodame, et need julguse kogujad siis võtavad kasutusele pärast tänast webinari Costpocketi, sest tõesti Costpocket on väga lahe äpp, see on mu üks lemmikäppe. Peale muidugi Messengeri ja Instagram. Nii, ja kolmas küsimus, kes meil täna siin on? Nagu näha, siis suures enamuses on raamatupidajad, aga on ka ettevõttejuhid ja keegi muu. Põnev, te võite chati anda teada, et kes see keegi muu on, et see salapärane keegi muu. Nii, aga ma arvan, et siin on lobisetud küll, et annaksin järje üle Joonasele, kes saab siis end juba põhjalikumalt tutvustada ja rääkida Costpocketist. Nii, tere minu poolt. Joonas siis minu nimi, olen siis Costpocketi üks asutajatest. Ja Costpocket siis tegeleb kuludokumentide digiteerimisega. Alustasime tšekkidest, nüüd oleme juba umbes 3 aastat digiteerinud ka arveid ja umbes aasta tagasi, selle aasta alguses lisasime ka e-arvete vastuvõtmise, et see on nüüd ka võimalik. Ja nagu Annike juba alguses rääkis, siis ma näitan teile mõned slaidid alguses, siis näitan, kuidas liidestada Costpocketit ja Merit Activat ja siis näitan, kuidas saab tšekki saata Meritisse, kuidas saab arvet saata Meritisse, kuidas saab aruannet saata Meritisse, siis lasen vahepeal Jekateriinal rääkida ja Virgel rääkida ja lõpus näitan teile täpsemaid seadeid, mida saab veel nagu muuta Costpocketis ja siis räägime hinnastamisest ka, et see põnev teema ka. Nii, ma püüan nüüd oma ekraani jagada. Nii. Nii, ma loodan, et te näete mu ekraani. Jah. Nii, aga siis teeme siis mõned slaidid siia ette. Costpocket on pärit siis Eestist. Ettevõtte registreerisime 2016 aastal märtsis. Ja siin on siis näha ka erinevad turud, kus me täna oleme aktiivsed. Need 4 turgu tegelikult Rootsi, Eesti, Läti ja Poola on need turud, kus meil on päriselt olemas kohapeal inimene. Meil on kliente üle Euroopa, näiteks UK-st või Saksamaalt, aga nendes riikides tavaliselt on võib-olla 1-2 paar ettevõtet ja meil ei ole nagu kohapeal päriselt kedagi, kes ajaks seda meie asja seal. Ja kui vaadata siis neid numbreid, siis on näha ka, et Eestis tänasel päeval veel oleme nagu Eestis kõige suuremad, et Eestis on meil kõige rohkem kliente. Ja kogu süsteemi on võimalik kasutada 6 keeles, on eesti, soome, inglise keel, läti, vene ja poola keel. Ja tegelikult praegusel hetkel me lisame juurde rootsi keelt ja leedu keelt. Äppi on juba võimalik kasutada ka rootsi ja leedu keeles, aga veel on erinevaid asju, mis on tõlkimata, siis ma sellepärast ei tahtnud seda lisada siia slaidile.
Nii, siis digiteerimine. Oktoobrikuus siis digiteerisime 135 000 kuludokumenti ja pakume siis nii koos inimesega digiteerimist. See on see digiteerimine, mida tavaliselt nagu kõik teavad, mida on juba 10 aastat vähemalt siin turul pakutud, kus teie kui klient esitate dokumendi ja siis meiepoolne inimene loeb sealt need andmed välja ja siis saadame selle edasi teie raamatupidamise tarkvarasse. See on see koos inimesega digiteerimine ja me pakume ka robot digiteerimist. See on siis selline moodus, kus meiepoolset inimest seal ei ole, esitate pildi, robot saab sealt nii palju andmeid kätte kui võimalik, kuvab teile neid andmeid ja siis see ettevõtte juht või kes iganes pildistas, ütleb, et kas need andmed olid õiged või ei olnud, et jah, sobib või et näe, siin on mingi summa vale ja korrigeerib seda. Ja kui rääkida numbritest, siis inimdigiteerimisest käib kuus läbi kuskil selline 25-30 000 dokumenti ja see ülejäänud 100 000, 105 000 on tegelikult ongi ainult robot digiteerimisega. Ja me näeme, et see robot digiteerimise pool on nagu päris jõudsalt kasvav, et me näeme ka pidevalt vaeva, et seda kvaliteedi aina paremaks saada ja tänu sellele see digiteerimise hulka kasvab. Ja nagu ma alguses mainisin, me digiteerime arveid ja tšekke. Alguses, ühel hetkel on alguses, me alustasime ainult tšekkidest, oligi tšekkide osakaal 100%. Selle aasta alguses, kui me võtsime statistika välja, siis see oli põhimõtteliselt pooleks, arved tšekid kogus oli pooleks. Me ei ole võtnud küll nüüd statistikat hiljuti välja, aga ma praegu julgeks öelda, et arvete osakaal on kuskil 55-60%. Et me näeme seda, kus see arvete pool on pigem nagu jõudsasti kasvav. Ja kui rääkida üldse nagu sellistest pabertšekkidest, tavalisest pabertšekkidest, siis see pigem, me näeme seda, et see pigem on nagu kahanev aastast aastasse ettevõttel, pigem on neid aina vähem, aga mis on nagu kasvav turg, on just selline ettevõtte kaardiga ostetud teenused läbi interneti. Näiteks Bolt, Uber, Amazon, Alibaba, AliExpress, Airbnb, Google, Facebook, kõik sellised teenused, et ostetaksegi läbi interneti midagi, e-mailile saadetakse see kuludokument ja siis see kuludokument saadetakse meie süsteemi edasi. Ja me näeme ka tegelikult suurt vaeva, et me oskaks vastu võtta kõiki neid erinevaid versioone, mis dokumente nagu teile e-mailile nagu saadetakse, et te saaksitegi selle kuludokumenti lihtsalt edasi forwardida meie sinna süsteemi. Ja siis ma lisasin siia ka ühe tabeli. Siin on siis robot digiteerimise statistika. Siin on erinevad väljad, mida robot digiteerib. Ongi pangakonto number, valuuta, dokumendi number, siis makse tähtpäev, viitenumber, kuupäev, dokumendi väljastamise kuupäev, siis käibemaksuread ehk siis kogu see summade väli, summad, käibemaksusummad ja tarnija informatsioon. Ja kuidas seda tabelit vaadata, siis ongi niimoodi, võtame näiteks pangakonto numbri, siis recognition frequency on siis see, et kui tihti robot andis tulemuse. Ehk kui panite 100 dokumenti sisse, siis 94 korral robot andis vastuse. Näen, ma leidsin pangakonto numbri. Siis recognition precision on, et kui mitmel korral see tulemus oli õige. Ehk kui panite 100 dokumenti sisse, siis 99 korral see oli õige, et robot väljastas õige tulemuse. Kõikides nendes kordades, kui ta väljastas tulemuse, 99 korral oli see õige. Ja siis see cumulative, panen ekraani väiksemaks, et ma näeks ise ka, cumulative on siis nende kahe korrutis ja see siis näitabki seda, et kui lisate 100 dokumenti, siis keskmiselt 94 korral robot andis tulemuse ja see tulemus oli õige. Et siin on näha, et see päris kõrgeks on see tulemus nüüd ajaga saanud ja me püüame teda kogu aeg parandada ka, kogu aeg saame natuke paremaks. Nii, siis ma olen siia pannud kirja mõned eelised. Kõige võib-olla suurem eelis, mida mina nagu ise
kuulen, et kliendid, kes ei kasutanud Costpocketit ja hakkasid kasutama, et mis see nagu kõige suurem erinevus on see, et öeldakse, et enne oli see 18, 19, 20 kuupäev hästi selline, hästi palju tööd, et kõik tuli viimasel hetkel, deklaratsioone tuli teha hästi kiire, raamatupidaja ei jõudnudki, ei olnud aeg isegi magada, pidigi 24/7 tööd tegema. Ja mis nagu see praegu on, kui kasutada Costpocketit, siis et dokumendid pigem jõuavad nagu niimoodi jooksvalt kohale, et ei ole niimoodi, et nad ei tule just viimasel hetkel kõik ühe portsuna. Ja päris tihti, mida saab teha raamatupidaja, ongi niimoodi, et mõnel ettevõttel ongi uue kuu alguseks, ongi kõik dokumendid juba olemas, et saabki alustada deklaratsioone juba ette valmistada. Ja mõne teise ettevõttega on niimoodi, et kui pangaga ära siduda, siis uue kuu alguses pangaga ära siduda, siis võib-olla näete, et ikkagi mõned dokumendid on puudu, siis saategi ettevõtte juhile juba teada anda, et kuule, et ole hea, palun vaata see auto, see kindalaegas üle ja äkki püksitaskud ka, et paar dokumenti on veel puudu, et ma saaks edasi minna, aga kas sa saad, palun otsi need ülesse. Et saab nagu rohkem jooksvalt sellega tegeleda. Ma panin siia ka ühe sellise graafiku, mis näitab, et millal siis see dokument on meile esitatud. Et see on siis see päev 1, all on nagu päevad. Päev 1 ongi siis see päev, kui dokument nagu loodi või prinditi või nagu loodi, ütleme siis on parem sõna vast, et dokument loodi. Ja siis on näha, et umbes 23% dokumentidest esitatakse juba nagu esimesel päeval, et kohe sel samal päeval, kui ta loodi. Ja kui me läheme siis natuke edasi, umbes 11 päeva hiljem on 60% umbes dokumentidest on juba nagu esitatud 11 päeva hiljem. Ja ma ise arvan, et miks see graafik läheb nii pikalt, on see, et meil on ikkagist mõned ettevõtted ka, kes ei ole käibemaksukohuslased, et nemad teevadki kord aastas seda aruannet ja kasutavadki, siis paned nagu vanemaid dokumente ka ja eks ikka vahepeal jõuab meie juurde ka mõni ettevõte, kes on niimoodi, et mul on 4 aastat aasta aruanne tegemata, et saate äkki aidata natukene. Et siis nemad ka tõenäoliselt tõmbavad selle graafiku teise otsa nagu hästi pikaks, sest panevad vanemaid dokumente. Ja siis viimase punktina ma olen siia kirjutanud, et anname siis selle andmesisestustöö, sellise töö, mis väga palju nagu väärtust just nagu ei loo ettevõttele, püüame seda anda nii palju üle robotile kui võimalik. Nii, ja paari sõnaga siis ka e-arvetest, et siis selle aasta algusest on võimalik läbi meie süsteemi vastu võtta ka e-arveid ja pakume seda sellise hinnaga, et 1 euro eest on võimalik vastu võtta 100 e-arvet. Näitan pärast, kuidas seda saab ka aktiveerida. Nii, siinkohal saabki minu presentatsioon läbi. Nüüd ma näitan teile ka, kuidas nagu päriselt seda süsteemi saab kasutama hakata. Lähme selle alla. Nii, ma tulin Meritactivasse. Oletame siis alguses olukorda, kus teil on Meritis juba ettevõte olemas, ettevõte on registreeritud ja Costpocketis veel ettevõtet ei ole. Nii, ja siis soovite hakata kasutama. Tõstan seda ekraani natukest ära. Siis Meritis tuleb siis valida see ettevõte, millega te soovite Costpocketit hakata kasutama. Siis lähete seaded, ettevõtte andmed, e-arvete ja muude integratsioonide seadistus. Nii, siis kerite alla ja siin näete Costpocketit. Nüüd lahti. Niimoodi. Nüüd on suures plaanis on 2 erinevat võimalust. Ühel juhul on see, et ettevõte on juba Costpocketis registreeritud. Et kas ettevõtte juht registreeris või teie ise registreerisite, et see ettevõte on juba meie juures olemas. Kui te sellisel juhul vajutate aktiveeri nuppu, siis ta lihtsalt loob liidestuse selle ettevõttega, mis on Costpocketis olemas. Ta liidestab nad ära ja rohkem ta midagi ei tee. Teine olukord on siis selline, kus seda ettevõtet veel Costpocketis ei ole ja siis vajutate aktiveeri nuppu. Sellisel juhul registreeritakse see sama ettevõtte Costpocketis, sellele ettevõttele lisatakse liidestus Meritiga
ja seesama emaili aadress, millega teie logisite sisse Meritisse, lisatakse Costpocketis administraatoriks. Et lisatakse siis adminiks. Nii, aga ega siis midagi, vajutamegi aktiveeri ja siis ta ütlebki, et teenus on aktiveeritud ja teile saadetakse ka email, kuidas nagu edasi minna. Minul on niimoodi, et minul seesama emaili aadress, millega ma Meritisse logisin, on juba kasutajana loodud. Nii, siis ta lihtsalt tekkis mulle siia listi juurde. Et see ettevõte ongi, millele me selle just nagu aktiveerisime. Nüüd see ettevõte tekkis mulle siia listi juurde. Kui see kasutaja ei oleks olnud registreeritud, siis lihtsalt esimesel korral nagu igal pool mujal peategi lihtsalt oma nagu emaili ära registreerima, et lisate selle emaili meie sinna Costpocketisse, lisate, et loo kasutaja, kinnitate emailis, et see on teie email ja lisate nime ja salasõna. Nii, nüüd siis pärast aktiveerimist on ju, see ettevõte lisati siia meie juurde. Ma alguses tahtsin teha seda niimoodi, et ma näitan teile kohe dokumendi lisamist, aga kui me Virgega rääkisime, siis Virge ütles, et palun näita enne, kuidas kasutajaid lisada ja näitan teile ka, kuidas arvesaajat muuta. Ehk siis see olukord siis praegu on selline, et raamatupidaja tegi selle aktiveerimise ära ja nüüd soovite ettevõtte juhti ka lisada siia ettevõttesse. Nii, siis lähmegi seadetesse. Siin juba näeme ka, et liidestus on Meritiga olemas ja lähme kasutajad. Ja kasutajatel üleval paremal lisakasutaja. Nii. Ja siia tegelikult saategi lisada ettevõtte juhi emaili. Me võime siia panna ots, et costpocket.ee. Nii. Siis te saate valida, mis keeles ta selle kutse saab. Jätame praegu eesti keeles. Ja on võimalik, kas lisame ta administraatoriks või lihtsalt tavakasutajaks. Ütlen niimoodi, et vahet väga ei ole. Enamik juhul ma arvan, et enamik juhtudel lisatakse ettevõtte juht lihtsalt tavakasutajaks. Kui ettevõtte juht on rohkem selline, et on huvitatud raamatupidamise asjadest ja soovib saada kõikidele settingutele ligi, soovib võib-olla ise kedagi juurde siia lisada, soovib võib-olla mingit muudatusi teha seadetes, siis tuleks ta lisada administraatoriks, et siis tuleks see linnuke lihtsalt nagu sisse vajutada. Nii. Ja siis ongi saada kutse. Ja nüüd ettevõtte juhile siis saadeti nagu email, et kuule Ats, ole nüüd hea poiss, ära pabertšekke rohkem too, tõmba äpp alla, siin on Androidi link, siin on iPhone'i link ja talle genereeritakse ka eraldi emaili aadress, kuhu ta saab emailiga dokumente sisse saata. Nii, siis ettevõtte inimene nüüd lisatud, siis lähme tagasi. Ma näitan teile veel ühte asja, et kui te lisate Costpocketisse uue ettevõtte, siis standardselt või nagu, kui te midagi ei muuda, siis kuu lõpus me teeme sellele ettevõttele eraldi arve. Aga kui te ei soovi, et sellel ettevõttel tuleks eraldi arve, vaid tuleks koondarve, ehk tulekski koondarve kõikide ettevõtete eest, kellele te teenust osutate, siis tuleb minna siit ettevõtte andmed ja siin on selline väike tekst, et lisa minu teise ettevõtte arvele. Panen selle linnukese sisse, siis ma saan siit lisada, et selle ettevõtte Costpocket Merit 3, selle nimega ettevõtte arve, palun lisada näiteks kas sellele ettevõttele või sellele ettevõttele. Et sel juhul lihtsalt valigegi siit enda nagu raamatupidamisbüroo, et tuleks see nagu koondarve büroole. Nii, just valingi ja vajutan salvesta. Miks on ka hea kasutada seda koondarvet, on see, et kui raamatupidamisbüroo maksab vähemalt 2 aktiivse kliendi eest, siis meil on ka erinevad soodustused büroole. Näiteks on selline soodustus, et kui kasutate 5 eurost paketti või 7 eurost paketti, siis 2 esimest kasutajat on ühe hinnaga. Et raamatupidaja on administraator, ettevõtte juht on siis kasutaja või administraator ja te ei maksa mitte 10 eurot, vaid maksategi 5 eurot 2 kasutaja eest kuus. Nii, nüüd me oleme kõik nagu asjad üles seadnud. Nüüd saamegi alustada dokumendi esitamisega. Tagasi. Nii, siis alustame kõigepealt tavalise tšeki lisamisega. Nii, paneme lisagaleriist
Mul on 3 dokumenti valmis. Avame esimese. See siin on siis kütuse dokument. Sellel suve lõpus tegime siis käisime Lätis tiimiga, rentisime minibussi, sõitsime Lätti ja tagasi sellega ja siis see on see kütuse dokument, mis pärast selle bussi täistankimiseks uuesti läks. Nii, paneme ava. Nii, nüüd ta küsib mõned küsimused. Ta küsib, et kas see kuulub hüvitamisele või ei kuulu hüvitamisele. Paneme, et jah, et see kuulub hüvitamisele. Siis ta küsib, et mis see nagu kululiik oli. Paneme selle lihtsalt auto alla. Ja siis on võimalik siia kirjutada ka kommentaar. Panemegi Läti suvepäevad. Nii, paneme salvesta. Siis on võimalik seda lisada aruandesse. Võtame ta praegu vahele, ärme ta praegu lisaaruandesse. Siis siin lehel nüüd te näetegi seda robot digiteerimist. Ehk robot on leidnud nii palju andmeid siit, kui ta suutis. Sellelt dokumendilt ta leiab ilusti kõik asjad ülesse. Kõik õiged. Kui ta mõnda asja ei leia, näiteks ma kustutan valuuta ära, oletame, et ta valuutat ei leidnud, ma lähen edasi, siis nüüd mina nagu kasutajana saangi selle valuuta siia lisada. Ma ütlen lihtsalt euro. Nii, ja siis ta näitabki digiteeritud ja ta saadab automaatselt selle edasi ka raamatupidamistarkvarasse. Nüüd see saadetigi edasi Meritisse. Ma näitan veel ühe aruande tegemise ja ühe PDF-arve sisestamise, siis annan Katariinale üle, kes näitab, kuidas nendega Meritis edasi minna. Nii, nüüd siis järgmine olukord püüame siis teha niimoodi, et näiteks teil on e-mailile saadetud üks PDF-arve või mingil kujul arve ja te soovite seda saata Costpocketisse edasi. Siis selle jaoks on kõige lihtsam minna seadetesse ja siin üleval on näha e-maili aadress, kuhu te saate seda saata. See e-maili aadress näeb, siin ta näeb eriti naljakas välja. Tegelikult on inimese nimi pluss ettevõtte nimi @costpocket.com. Ja selle kopeerimiseks lihtsalt teete nagu klõpsu, siis ta kohe kopeerib selle e-maili. Nii, nüüd ma hüppan enda mailboxi. Mul on siin juba üks dokument välja valitud, see on Sony arve manuses. Nüüd kleebin selle e-maili aadressi siia to väljale ja kui ma soovin ka raamatupidamisele mingisuguse kommentaari lisada, panen edit subject ja nüüd mul on võimalik siia erinevaid asju, näiteks see on tasumata, võin kirjutada raamatupidamisele, siis ta teab, et see on tasumata. Võin lihtsalt muuta seda, võin lihtsalt selle siit eest näiteks ära võtta. Ja lihtsalt saadangi ära. Nii, läheme siia tagasi. Nüüd me saatsime selle dokumendi meie süsteemi. Robotil on aega seda nüüd digiteerida umbes 1 minut. Ja sellel ajal, kui me ootame, ma räägin teile veel ühest natuke teisest asjast. Ehk siis räägingi sellest e-mailiga dokumentide saatmisest meie süsteemi. Et üks hästi äge asi, mis on see, et meie süsteemi võib saata ühe e-mailiga kuni 100 manust. Et see on hästi hea näiteks, kui ettevõtte juht on neid pilte kogunud kuhugi kas arvutisse või kuskile Google Drive'i või kuhugisse sellisesse välisesse teenusesse. Siis on tegelikult võimalik teha niimoodi, et teetegi ühe e-maili ja lisate siin igavese portsu dokumente manusesse ja saadate terve selle e-maili korraga sisse. Et siis ta võtab need kõik vastu ja järjest hakkab ära digiteerima ja teile raamatupidamistarkvarasse edasi saatma. Ja teine asi on see, et kui saadate e-mailiga dokumente sisse, siis ta ei pea olema PDF. Me võtame vastu ka TIFF-i. TIFF on siis tavaliselt see suur skänner, kui veel kellelgi on kontori nurgas seda suurt skännerit, siis nemad annavad tavaliselt TIFF-faili välja. XML-i võtame nii 1.1 kui 1.2. Näiteks, kui juhtubki, et keegi saadab teile e-mailile XML-i, siis tegelikult on see võimalik saata meie süsteemi edasi ja meie süsteem saab sellest aru ja võtab ta sealt ilusti vastu. Siis on docs-fail, on see Wordi-fail, uuem Wordi-fail, JPG, PNG ja isegi HTML dokumenti võtame vastu. Ehk siis ongi see, näiteks Ameerika ettevõtted saadavad seda, kus see e-maili sisu ongi see
nagu see kuludokument, et nagu manust ei olegi, vaid ongi see emaili sisu on see kuludokument. Ma märgin ära ka siinkohal selle, et mida me veel ei võta väga hästi vastu on, kui teile tuleb selline email, kus on kirjas, et laadige, nagu seal on niisugune link, et arve laadige alla selle lingi pealt. Et seda meie süsteem ei oska nagu vastu võtta. Et sellisel juhul te peate selle arve sealt ise alla laadima ja siis edasi saatma sinna meie süsteemi. Ainuke ettevõte, ma tean kindlalt, kellega see arendus on tehtud, on Bolt. Et Bolti puhul, kui tuleb see arve ja seal on all hästi väikselt on, et selle arve saab alla laadida siit, siis Bolti puhul meie süsteem oskab minna sinna lingile, laadida selle alla ja võtta vastu. Aga praegu minu teada rohkem neid ettevõtteid ei ole, et kui teil on mõni tarnija või kellelt te ostate pidevalt, kellel on kõik need arved niimoodi, et tuleb sealt laadida, siis te võite meile kirjutada ja me saame selle nagu juurde lisada. Nii, hüppame nüüd tagasi siis siia CostPocketisse, teeme värskenduse. Ja nüüd on näha, et see Sony arve on ka juba jõudnud siia. Siit ka andmed välja lugenud ja nagu näha ka, et juba on saatnud edasi ka raamatupidamistarkvarasse. Nii, et niimoodi saab siis arveid digiteerida meiega. Ja ma näitan teile nüüd ka, kuidas saab aruandeid teha. Siia aruannete alla, uus aruanne. Võimalik on siis teha kuluaruanded ja lähetusaruanded. Kuluaruanne on hästi selline lihtne aruanne, lisata lihtsalt nime sellele aruandele ja siis lisategi sinna kõik jooksva kuu tšekid ja kuu lõpus esitate ära. Ma näitan teile lähetusaruannet, on natuke huvitavam ja teeme ka niimoodi, et läksime kuskile välisriiki, siis on ka päevarahad näha. Nii, võtame näiteks, et see Soome lähetus hakkas 1. kuupäevast ja panen ta korraks hästi pika aja, kestis kuu lõpuni, siis siin on ka näha seda, et ta arvestab seda 15 päeva, et esimesed 15 päeva on 50 eurot ja pärast seda on väiksem. Seal on veel tegelikult neid reegleid on rohkem, mida ta arvestab. Panen ta natukene väiksemaks, paneme, et kuni eilseni olime seal. Siis on võimalik lisada seda, et lähetus algas õhtul hilja, siis te esimese päeva eest raha ei saa või jõudsite tagasi enne kella 3 öösel, siis ei saa nagu viimase. Näete, see summa muutub, kui ma seda päevarahade summa nagu muutub, kui ma seda siin muudan. Siis siia tuleb siis panna lähetuse eesmärk, lihtsalt pannagi nagu koosolek ja veel on võimalik selline asi, et kui näiteks teie ettevõttes on niimoodi, et ei maksta 50 eurot, vaid on mingisugune muu summa, siis on võimalik see siia kirjutada. Ja siis ta nagu arvutab ümber. Kui ei maksta seda maksimumsummat, ma praegu jätan maksimumsumma, ei muuda seda. Ma panen salvesta. Nii, ja nüüd lisame siis mõned dokumendid ka siia aruandesse galeriist. Nii, see siis on ka kütuse dokument. Aha, nüüd see ülemine päiseb natuke ette. Nii, ava. Ma lähen nüüd natukene kiiremini üle nendega, et ma olen ka üldse auto. Siin on äge asi see, et siia nüüd võimalik, ehk kõik need kommentaarid, mis te lisate, salvestuvad ära ja siis teil on võimalik juba olemasolevate kommentaaride seest valida lihtsalt nagu klõpsates peale niimoodi. Sellele ei pane kommentaari, aga jah, et näiteks kui teil on mingid projektid või objektid, siis on hästi mugav, et ühe korra kirjutada selle objekti siia ära, siis on lihtsalt ühe klõpsuga, saate lisada selle juurde. Nii, salvesta, samamoodi sai andmed kätte, salvesta. Lisame ühe veel, siis on päris aruande moodi. Nii, selline dokument. See oli ka kütuse dokument, vist oli Olereksi oma. Ma ka kuulub hüvitusena sõiduauto ja ärme siia ka lisa mingit kommentaari. Ja salvesta. Nii, nüüd ma lisasin siia 2 dokumenti aruandesse. Kui mul on näiteks veel mõni dokument e-mailis, siis ma saan seda e-maili kasutada, et igal aruandel on ka oma e-maili aadress. Et siin on lihtsalt see aruande nimi käes, et Soome pluss inimese nimi pluss ettevõtte nimi, et costpocket.com. Näiteks kui olitegi lähetuse, sõitsite Boltiga,
Bolti arved on teil e-mailis, siis te saategi lihtsalt selle e-maili aadressiga sisse saata. Ja kui see aruanne on valmis, siis vajutegi, et esita ja olen kindel. Ja nüüd samamoodi ta saadab selle aruande edasi raamatupidamistarkvarasse. Nii, ma pärastpoole näitan teile veel, mida saab teha täpsemates seadetes ja näitan teile veel hinnastamisest räägin ka, see kindlasti huvitab. Aga ma praegu annaks üle selle Katariinale. Nii, kas ma oskan seda teha nüüd siit? Nii. Nii, Katariina, kas sa said? Jah, sain küll. Tere, mina olen Katariina. Rõõm näha, et teid on täna siia nii palju kogunenud, et väga palju on ka juba Meriti kasutajaid ning väga paljud plaanivad võtta Meritit kasutusele. Mina näitan teile räägin kõigepealt natukene Meriti üldistest võimalustest ning näitan kõiki neid dokumente, kuidas nad jõuavad Merit Activasse. Kõik need aruanded, tšekid, mis Joonas praegu saatis, et on kenasti jõudnud ka juba Merit Activa andmebaasi ning vaatame, et kuidas neid edasi töödelda. Nii. Üks hetk. Mitme ekraani kasutamise. Nii, loodan, et nüüd näete kõik ka minu esitlust. Mina olen Merit tarkvara konsultant. Tegelen enamjaolt sellise arenduspoole ja klienditoe töö poolt, et kõik keerukamad probleemid ja asjad jõuavad minuni. Et miks üldse valida oma raamatupidamise korraldamiseks Merit Activa? Et meil on juba 30 aastat kogemust, et oleme väga populaarsed Eestis. Meil on 22 000, pea isegi 23 000 aktiivset kasutajat ning 55 000 firma raamatupidamist tehakse Merit Activaga. Need on ainult Eesti numbrid, tegelikult on meil samasugune raamatupidamistarkvara ka Soomes ja Poolas, et ka seal on väga palju kasutajaid ja aina rohkem see populaarsus tõuseb. Et kui Joonas ütles, et ka nende Kostpocket on Poolas ja Soomes tegutsev, siis tegelikult on see ühendus ka Soome ja Poola Activaga ka meil olemas. Meil on pilvepõhine programm, see tähendab seda, et 24/7 on teil ligipääs oma andmetele igas seadmes. Igal pool saate teha kas või rannast oma raamatupidamist. Ning meil on eelseadistatud firmatüübid, kogu programm on tegelikult eelseadistatud, et kui te teete omale ettevõtte, valite sinna konkreetse firmatüübi, mis on teie ettevõtte oma, et siis on kõik programm kohe kasutamiseks valmis, et mingisuguseid seadistusi müügiarvete koostamiseks ja nii edasi, et ei ole vaja teha, et saate kohe hakata kasutama. Meil on väga palju automaatikaid, otseühenduspankadega, see tähendab seda, et kõik tehingud tulevad, mis on teil pangas olnud, tulevad automaatselt Merit Activasse ning lisaks on võimalik automaatselt saata maksekorraldusi Activast panka tasumiseks.
Liidestus Maksu- ja Tolliametiga käibedeklaratsiooni esitamiseks ei ole teil vaja isegi Maksu- ja Tolliameti keskkonda sisse logida, vaid kui te olete seal otseühenduse ära teinud, siis saadetakse see käibedeklaratsioon juba kinnitatud kujul Maksu- ja Tolliametisse. Tihtipeale on see, et 20. kuupäeval Maksu- ja Tolliamet on ülekoormatud, siseneda sinna ei saa. Kui olete Merit Activa kasutaja, siis tegelikult saate täiesti muretult oma deklaratsiooni ära esitada. Ning API-liidestuse teiste tarkvaradega, et kui te kasutate lisaks siis mingisugust e-poodi, lao haldamise tarkvara ja nii edasi, et kõik andmed on võimalik sealt API kaudu Activasse üle kanda. Ning tänu siis e-arvetele ning koostööpartneritele, nagu näiteks on Costpocket, on Merit Activaga võimalik teha 100% paberivabalt oma raamatupidamist. See tähendab seda, et kõik kuludokumendid digiteeritakse ära ning saadetakse otse raamatupidamistarkvarasse. Algdokument on ka küljes, et seda eraldi välja printima ja kuskile kausta ladustada ei ole enam vaja. Et see arhiiv, algdokumendi arhiiv on tegelikult üldjuhul siis Merit Activas ning lisaks ka siis sellel partneri poole pealt, et kui me räägime täna Costpocketist, siis tegelikult kõik need algdokumendid säilitatakse ka Costpocketi keskkonda. Meie võtmesõna on alati olnud lihtsus, et oleme teinud tarkvara, et mida on lihtne kasutada, et igaüks saab hakkama. Ning töö alustamine on väga lihtne, et lisaks sellele, et meil on kõik eelseadistatud firmatüübid, siis on meil võimalik ka importida andmeid Exceli failidega töö alustamisel algsaldodesse. Ja loomulikult, et miks meie kliendid meid armastavad, on ka see, et meil on Eesti parim klienditugi ning loomulikult on see ka tasuta. Lisaks siis sellele Costpocketi lahendusele, mida Joonas teile näitas, et kuidas käib dokumentide saatmine Costpocketi süsteemis, Costpocketi äpi kaudu või nende veebilehe kaudu, siis koostöös Costpocketiga on võimalik digiteerida oma arveid ja tšekke ka otse programmis. See lahendus on meil alates juulikuust ning kuni novembri lõpuni on juba Costpocketi abil otse Merit Activas digiteeritud 9758 dokumenti. Seda võib kasutada siis näiteks sellisel juhul, et kui teil ei ole nutitelefoni, et seda äpi kaudu saata või siis kui tuleb välja, täna on deklaratsiooni esitamise tähtaeg ja on kiire, et siis teete selle digiteerimise otse programmis, et ei ole vaja läbi Costpocketi seda saata. Et seda digiteerimist Merit Activas tegelikult tagataustal teeb Costpocketi robot. Tegemist on robot digiteerimisega, et digiteerimine ei ole reapõhine ning tegelikult see andmete tuvastus roboti puhul on üsna hea. Ma kindlasti näitan ka teile, et kuidas käib programmis digiteerimine ning kuidas programm selle üles leiab andmed. Et mis on siis Merit Activa litsentsi hinna sees, et kui te otsustate alustada Merit Activa kasutamist, et kõik programmi uuendused, need tulevad automaatselt kasutajatele, et ise midagi värskendama kuskil ei pea. Tasuta klienditugi, saate teha raamatupidamist mitmele firmale, et ühe litsentsiga. Andmete hoidmine turvalises pilveserveris. Ja kui te mingil põhjusel otsustate, et enam ei soovi Merit Activat kasutada, et siis meil ei lähe programm lukku. Te saate oma vanadele andmetele alati ligi. Saate ka tegelikult andmeid sisestada varasematesse perioodidesse, kui vaja midagi parandada, muuta. Küll aga te ei saa enam uusi dokumente sisestada, siis kui litsents on juba lõppenud tulevatest
tulevastesse perioodidesse. Lisaks sellele, et meil on olemas kõik elementaarsed raamatupidamise aruanded, kõik funktsioonid, mis on elementaarne ühelt raamatupidamist tarkvaralt, on meil aga väga palju mugavusfunktsioone. Pankade otseühendus, et see on meie kasutajatel tasuta, otseühendus pankadega on hetkel SEB, Swedi ja LHV-ga. Automaatne käibedeklaratsiooni esitamine, sellest ma rääkisin. Majandusaasta aruande põhiaruandeid on võimalik Meritactivast koostada ning laadida need ka RIK keskkonda. Saate teha mugavalt kogu andmebaasi kõikide dokumentide arhiveerimist koos aruannetega, et valite perioodi, teete selle arhiveerimise ning saate salvestada omale näiteks kuskile OneDrive'i või kuskile mujale pilveteenusesse. Meil on 3 paketti, standard, Pro ja Premium, et Pros ja Premiumis on natukene täiendavaid lisavõimalusi, et näiteks on e-arvete kinnitusring, see tähendab seda, et kui saabub digiteeritud arve Meritactivasse või e-arvena ja teil on vaja, et ettevõtte juht või projektijuht, osakonna juht, kes iganes see kinnitaja on, annaks oma kinnituse sellele arvele, et siis on võimalik saata ka need arved kinnitamise. Et nagu Annike teile alguses ütles, et Merit tarkvaras on ka niimoodi, et kõik arved tulevad digitaalselt Meriti programmi ning siis lähevad kinnitamisele vastavalt sellele inimesele, kes selle arvega on tegelenud, kes on mingisuguse teenuse või kauba ostnud, et peab ära kinnitama. Kui vanasti oli kinnitusring, siis paberarvete puhul selline, et raamatupidaja tõstis need PDF-id ettevõtte juhil laua peale ja ettevõtte juht need allkirjastas ja siis andis tagasi raamatupidajal, kui raamatupidaja pidi need uuesti pidi sisestama oma tarkvarasse, siis nüüd see vahepealne kinnitusprotsess, allkirjastamine toimub nüüd tarkvaras ehk siis digitaalne kinnitamine. Meritactiva Premium paketis on meil avaliku sektori raamatupidamise tegemise võimalus, et koos kõikide nõutud aruannete ja seadistustega meil on võimalik koostada saldoandmikud ning makseandmikud ning need üles laadida ka riigi portaali, et kus on see nõutud. Et loomulikult ka avaliku sektori raamatupidamise tegijad saavad kasutada Postpocketit oma arvete näiteks digiteerimiseks. Ja et kas saab Meritactivat tasuta proovida, saab küll. Kõikidele uutele kasutajatele on 6 kuud tasuta proovi aeg ning saab sisestada kuni 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatukannet. Et kui üks nendest saab täis, siis tuleb soetada litsents ja litsentsi soetamisel saate siis valida, et millist litsentsi teie ettevõttel on vaja. Tasuta paketis saate kasutada kõiki Meritactiva Premium paketi võimalusi. Ja kui teil on täiendavaid küsimusi, et siis võtke ühendust meie tasuta kliendi toega, et näete praegust siin neid kontaktandmeid, et kas telefoni teel, meili teel või siis saate otse programmis kirjutada chati aknasse või siis ka kodulehel. Nii, aga nüüd näitan teile siis, kuidas on jõudnud need kõik tšekid ja aruanded Meritisse. Kõik digiteeritud ja e-arved jõuavad Meritactivasse siis kinnitamata ostuarvete alla siia ostumenüüsse. Tegelikult on näha ka siin pealehel töölaual, et kinnitamata ostuarveid on 3. See tähendab seda, et midagi on siia saabunud. Kõikidel dokumentidel on kaasas siis algne pilt või siis PDF algdokument.
Tegemist on sellise tšekiga või sellise tarnijaga, keda ei ole meil tarnijate nimekirjas, siis ma pean lisama selle tarnija. Saan selle lisada otse siit kinnitamata ostuarve pealt ja nupule vajutades lisa. Automaatselt on tarnijakaart täidetud nende andmetega, mille on siis Costpocket lugenud ära tšeki pealt. Kui soovite siis täiendada andmeid äriregistris olevate andmetega, siis kustutage paar tähte ära, siis tehakse päring äriregistrist. Ja salvestame. Näen ka seda kirjeldust, et kuidas on see tšekk saadetud. Kirjelduseks on pandud, et on Läti suvepäevad ja palun hüvitada. Tavapäraselt tuleb siia siis tegelikult kasutaja nimi, et kes on seda saatnud. Valin artikli, näiteks autode kütus. Ja kuna aruandev isik on palunud hüvitamist, valin sinna makseviisiks aruandev isik. Aruandeid isikuid saab Meritactivasse lisada nimeliselt, et siis te saate vaadata analüütiliselt, et kellele kui palju ettevõtte võlg on või kellele te olete mingisuguseid ettemakseid teinud, et nimeliselt. Siia on tekkinud ka erinevus. Vaatame, milles see erinevus tekkinud on. Et Costpocketi arvete puhul on siis, kuna tegemist on robotdigiteerimisega, robot võib natukene eksida, siis tegelikult on ka parandamise võimalus. 61,18 käibemaks klapib kokku. Okei, ja salvestan ostuarvena. Järgmine arve. Kas seda tarnijat meil ei ole? Jälle tegin päringu äriregistris, täiendasin siis tarnija kaarti. IT-teenused ja see on tasumata. Sellele me koostame ka maksekorraldus. Salvestan ostuarvena. Nii, ja siia on saabunud siis ka lähetusaruanne. Costpocket on kokku pannud siis aruande kokkuvõtte ning lisaks on siin kaasas ka eraldi kõik need dokumendid, mis on siis manustatud juurde. Tegemist on aruandva isikuga. Ja valime siis kõikidele artiklitele, kõikidele ridadele artikli. Näiteks töölähetuse kulud on päevarahad, autode kütus ja salvestan. Kuna tegemist oli juba aruandva isiku kuluaruandega ja seal oli kirjas, et palun hüvitada, siis aruandva isiku kuluaruandel ei ole vaja makseviisiks valida aruandvat isikut, vaid kuluaruanne salvestatakse automaatselt aruandvate isikute kuluaruannete alla ning sellega juba tekib automaatselt ka võlgnevus aruandvale isikule ning saab teha tasumist. Et kenasti on ka kõik dokumendid alati juures ja manustatud. Ja ostuarved läksid siia siis ostuarvete menüüsse. Et kuna selle Olerexi arve palus aruandev isik, et on vaja hüvitada, ehk ta maksis oma isiklikud vahenditest, siis on see arve tasutud, et ta võlga tarnijal ei ole, küll aga jääb meile võlgnevus aruandvale isikule ja me saame teha siis aruandvale isikule tasumise otseprogrammist. Maksed ja maksed. Saan koostada maksekorraldused siis tasumata arvetele.
Nii. Pangakonto ei vasta standarditele. Panin siia enne suvalise, aga kahjuks ei läinud läbi, et ikkagist peab korrektne pangakonto olema. Et ka selliseid asju meie programm kontrollib, et kõik oleks korrektne. Kui tegemist on näiteks LHV kontoga, SEB või Swediga, siis pärast konto sisestamist tekib siia võimalus ka otseühendust luua pangaga. Praegusel juhul me seda otseühendust looma ei hakka. Kui aga teie ettevõttel on pangakonto LHV, Swedis või SEB, siis teie kindlasti tehke see otseühendus. Otseühendus on kõigile tasuta. Praegust mina teen maksekorraldusfaili SEB, tähendab Swedi ja LHV puhul on teil võimalik maksekorraldused saata otse programmist panka kinnitamata sinna maksekorraldust alla ning ei ole vaja jantida mingisuguste failidega, et saate kohe selle ära kinnitada. Nii, ja panga juures võtan siis maksekorraldused, uus maksekorraldus. Saan valida, et kas ma teen maksekorralduse maksetähtpäeva järgi või valitud kuupäeva järgi. Saan näiteks teha ka tuleviku kuupäevaga. Ise otsustan, et ma tahan, et kõik need arved läheksid 9. ehk siis homme. Märgin ära, mida ma soovin tasuda. Ning näiteks, kui mul on ühele tarnijale mitmed arved tasumata, saan kasutada seda, et koonda tarnijate kaupa. Programm koostab automaatselt ühe koondmaksekorralduse ning läheb ühe summana kõik maha ja koosta maksekorraldused. Ning ma saan nüüd need saata panka tasuliseks. Praegusel juhul on mul nupp loo maksefail, kuid panga automaatika korral on teil siin nupp, et saada maksekorraldused panka. Maksekorraldusi saab panka saata praegusel juhul ainult LHV ja Swedbankaga. Kui teie ettevõtte pangakonto on SEBs, siis peate tegema selle faili, ehk siis loo maksefail. Teete faili valmis, lähete panka ning laete selle üles ja kinnitate. Minu poolt praegust on kõik. Et kindlasti siis, kui tuleb küsimuste vastuste voor, et siis saan vastata teie küsimustele. Et mina annan sõna siis Virgele. Virge räägib oma kogemusest raamatupidajana. Tere! Nii, aitäh Joonas ja aitäh Katriina selle tutvustuste eest. Et nagu ikka raamatupidajana täpselt jõudsin enne, kui ma siis endast tutvustama hakkan, siis jõudsin kuulata, panna tähele panna, mida räägiti ja silmanurgast ka vaadata raamatupidajate küsimusi, sest et need on tihtipeale ongi, et raamatupidajad on nii detaili inimesed ja nad jälgivad väga peelsusteni asja. Aga mina olen siis V.Finantseri asutaja ja igapäevaselt teen täpselt samamoodi, olen raamatupidamisega tegev. Et olen tõepoolest siis väga tänulik nendele hetkedele, et kui minu ellu tulid siis Merit ja Costpocket. Nii, panen siis ka siia selle slaidi jooksma. Jah, täna ma saan öelda seda, et V.Finantseri ei ole veel 100% digitaalne, aga me oleme väga-väga suures osas. 80% ma võin juba peaaegu kindlalt öelda, välja arvatud üks suur klient, kellega me kasutame teist majandustarkvara ja kus me teeme laoarvestust, et siis seal me täna see viib meie keskmise numbri kindlasti alla, aga seal me ka liigume järjest digitaalsema suunas.
Virke, kas sa jagad ekraani praegu, sest Oi. me vist ei näe Jaa. seda praegu. Aitäh sulle. Nii, panen siis selle slaidi siia jooksma. Tuleb, tuli. Jah, väga hea, aitäh sulle. Nii, et tegime ära siis eelmise nädala lõpus selle statistika, vaatasime, need on väga värsked numbrid, et täna meie kliendibaasis 191 klienti kasutavad Costpocketit ja 150 klienti kasutavad rohkem kui 100 arvet kuus läbi siis kas selle äpi või läbi emaili arvete saatmise. Ja 41 kliendil on siis arve nagu saadab alla 10 arve kuus. Et seda on mõistlik nagu selles mõttes teha, sest alati kasvavad väikestest klientidest suured kliendid ja inimesed vajavad harjumiseks aega. Et see on ka hea, et kui on alla 5 arve kuus, siis sellega ei tule Costpocketi nagu arvet ei kaasne. Nii et selle eest oleme me ka nagu väga tänulikud, et saame nagu harjutada alati nendega. Nii. Vaatasin siis seda, et millal meie siis Costpocketiga ühinesime ja 2018, 28 veebruar oleme saanud teie käest esimese arve, kus on olnud siis, kui ma nüüd siis jähku tegin arvutuse, see on siis kohe täitumas 4 aastat. Kui ma algul seda kasutama nagu hakkasin, siis ma nagu mõtlesin, et kus see point on. Aga kuna ma juba enne seda olin ära nagu mõelnud selle enda jaoks, et miks on niimoodi, et üks raamatupidaja väljastab müügiarve ja teine peab hakkama selle välja printima, hakkama käsitsi sisestama, siis minu jaoks oligi see kogu aeg on olnud nagu läbi aegade, et väga mitte produktiivne tegevus, sellepärast, et on raamatupidajad, kellele väga meeldib arveid sisestada, mulle ka see teatud hetkedel meeldib, aga see ei ole jätkusuutlik, ütleme siis niimoodi, ja meil ei ole kliendile sellega väärtust. Nii et sellepärast see Costpocket minu ellu tuli ja ma olen väga tänulik nagu kogu sellele tiimile, kes on nagu pidevalt nagu arengus olnud, et on kaasa tulnud erinevate olukordadega ja meie läbi siis aega, kui me nüüd vaatame, oleme me 816 e-arvet vastu võtnud, arvestades asjaolu, et Joonas saab mulle nüüd öelda, et mis kuupäevast alates te hakkasite alles e-arveid vastu võtma ja Meritisse saatma? See oli selle aasta algus. Ma nüüd ei tea, kas see oli äkki veebruar või märts. Võis küll olla, jah, midagi sellist. Just, et läbi selle 816 pikk tee on veel minna, aga ma näen sellesse plusse ja see on suurepärane. Mis on kõige suurem pluss? Kõige suurem pluss on see, et läbi e-arvet tulnud arved tulevad rida-realt ilusti Meritisse ülesse, et digiteeritud arved tihtipeale ei tule rida-realt, tulevad vaid koondsumadena ülesse. Nii et see on väga suur pluss sellega. Nii, läbi äppi, see tähendab seda, et kõik kliendid, kes on nagu pildistanud, loomulikult on kliente, kellel me alguses oleme natuke käe kõrval nende pildistamistega, loomulikult on kliente, kelle eest me alguses pildistame, aga ikkagi vastavalt inimestele ja me ei nõua inimesed rohkem, kui ta ei ole valmis seda ise pakkuma, aga nad on kõik arenemisvõimelised ja nad on väga tublid. Ja loomulikult meie lemmik läbi e-maili arvete saatmine, 71 000, väga muljetavaldav number kõikide nende perioodide peale. Loomulikult sellistel hetkedel, kui me teeme aastaaruande kliente teenindame, siis on see kindlasti kõige suurem. Igapäevases elus on see kindlasti nagu väiksem number. Siin juures minul nüüd vaadates Joonas kirjutasin, mina chati kirjutama küsimusi ei hakanud, küll aga kirjutasin üles, nii nagu ma olen sult eelnevalt küsinud, siis tekisid mul ka täna uued küsimused. Ja ma arvan, ma võin praegu nüüd otsa seda võimalust kasutada ja su käest küsida. No teeme nii. Et sa tegid ennem, kui sa tegid seda äpi liidestust, need on need igavesed küsimused, mida minu käest hakatakse küsima, ütleme nii-öelda. Et kui sa liidestasid seal, siis sa, kas enam, kui paned seal selle kliendi, paned adminiks, kas tal enam seda lisa 5 eurot ei tule? Tal tuleb ikkagi ainult 1 kuu tasu 5 eurot kuus. Jah,
jah, see on niimoodi, et kui on see raamatupidamisbüroo pakett, on ju, ehk raamatupidamisbüroo maksab vähemalt 2 aktiivse kliendi eest, siis ei tule sinna nagu seda lisatasu. Ja vanasti see niimoodi oli, on ju? Jah. Just, ehk siis kõigile nendele, kellel on varasem kogemus, nüüd on CostPocket on näha, kuidas nad on jälle võtnud uue muudatuse, et see kõik, mida me teadsime CostPocketist 3+ aastat tagasi, see täna tegelikult on juba kõik kehtetu väga suurel osal, ütleme siis nii-öelda, mis mulle nagu väga meeldibki nende puhul. On ju. Nii, aitäh selle muudatuse eest. Sain täna seda teada. Ja teine asi oli see, et miks on oluline selle inimese nimi seal selle äpi ees, kui sa seal kopeerisid seda aadressi. Mina ikkagi klientidele ütlen kõigile, et tema ettevõtte nimi, et costpocket.com, eks ole, siis sina nüüd kopeerisid seda koos nimega. Palun selle kohta väikest ülevaadet, see on oluline. Ja, nii, ehk siis jah, et tegelikult võite kasutada mõlemat emaili, võite kasutada ilma selle nimeta, lihtsalt ettevõtte nimi, et costpocket.com või siis koos selle nimega. Erinevus on selles, et kui seal seda nime ees ei ole, siis dokument võetakse vastu natuke nagu incognito või nagu ilma, et meie nagu ei tea, kes esitaja oli. Ja ta võetakse nagu vastu, nagu oleks tarni otse saatnud. Aga kui see nimi seal ees on, siis ta tuleb nagu see inimene oleks esitanud selle dokumendi. Ehk mõlemat võite kasutada. Mina nagu natukene nagu soovitan kasutada selle nimega just sellepärast, et siis ta tekib ka äppi. Et siis on see inimene, on see, kes esitab ja tekib selle inimesele äppi, et ta näeb oma telefonist. Näiteks ettevõtte juhil hästi mugav on, et keegi küsib, et kuule, mingi arve tuli sisse, ta saab meie äpist kohe vaadata. Ta näeb äpist seda arvet. Näe, see arve. Jah. Ehk sa tahad öelda seda, et kui inimene oma äpiga pildistab, ütleme, et ettevõtte juht on, kes ostab teenust raamatupidamise ettevõttest, et see, kui ta pildistab, siis need pildistamised tšekid jäävad tal kõik äppi. Aga nüüd, kui ta saadab sinna arved meili pealt, siis tema neid oma äpis ei näe. Ja nüüd, kui ta paneb oma eesnime pluss selle ettevõtte nime läheb sealt edasi, siis need arved salvestuvad temale ka kõik äppi. Täpselt nii. See on väga oluline selles mõttes just, et mida mina ka täna ei rakenda oma klientide puhul, sellepärast ei ole vajadust olnud, aga kui nüüd on paaril olukorral tekkinud see vajadus, siis nüüd ma edaspidi mõtlen, kuidas ma seda informatsiooni nagu edasi annan nagu nii-öelda. Okei. Need olid 2 asja, mis mina siin juures tahtsin nagu välja tuua, mis puudutavad siis CostPocketi nagu igapäevast kasutamist. Kui ma nüüd nagu, kui me räägime sellest, et mis on nagu minu töö, aitäh sulle, Joonas, mis on nüüd minu töös nagu või meie töös nagu lihtsamaks läinud, siis lihtsamaks on läinud see, et kui varasemalt me sisestasime ostuarved ja iga kuu oli kohustus raamatupidajatele, nad printsid välja ostuarvete nimekirja ja lappasid korraks selle nimekirja alusel kausta läbi vaadates, ega nad ei ole eksinud dokumentide sisestamisel. Nagu me teame raamatupidajatena, viga lihtne tulema. Siis nüüd, kui tulevad dokumendid läbi nagu nende äppide või läbi e-mailide, siis nagu me nägime, ei ole olemas 100% olukorda, kus kõik numbrid on üheselt nagu loetavad, siis nüüd on raamatupidaja see teine olukord, kes koheselt nagu kontrollib. Ma märkasin seda, et üks raamatupidaja kirjutas, et see 1 sent jäi seal erinevuseks. Kui te tegelikult märkasite, siis tšeki peal oli juba ümardus puudu. See praegu ei olnud probleem mitte CostPocketis ega Meritis, vaid oli hoopis Olerexi tšekis oli see küsimus. Loomulikult me leidliku raamatupidajatena kasutame alati selleks siis ümarduse rahtrit, mis seal ka oli ilusti välja toodud. Sinna saab panna siis kas pluss 0,01 või miinus 0,01 ja see olukord on lahendatud. Et ja selle koha pealt hoiavadki täna meil raamatupidajad juba aega kokku selle dokumentide kontrollimisel. See laoettevõtte, keda ma nagu peame hästi suurel määral, siis temal me tänasel päevani teeme ja me näeme seda ajakulu, kuidas me käsitsi kontrollides ja selle peale aega nagu kulutame. Aga midagi teha ei ole, võib juhtada ka erinevaid olukordi ja me ennetame neid. Loomulikult on see, et nii nagu ka Joonas seal alguses tutvustades välja tõi, meie väga suur eelis on see, et alates 5. kuupäevast, vahest ka 3. kuupäevast me tõesti saadamegi klientidele välja puuduvate dokumentide nimekirjad
ja nad saadavad meile mõne päeva jooksul, puuduvad dokumentide nimekirjad ja me väga edukalt saame, nii kui on seal mõningatel veel, kellel me ootame veel mingid kuuarveid ära tulnud, siis me hakkame kohe ka käibemaksudeklaratsioone tegema. Loomulikult on ettevõtteid, kelle käibemaksudeklaratsioone me teeme alates 3. kuupäevast juba ja tänu seda ainult sellele, et nad saavad igakuiselt pildistada kuu jooksul. Me ei käi raamatupidamises neil ennem, kui me läheme sinna kuu viimastel päevadel, kui käibekad on enamasti teistel tehtud ja me juba alustame uut sessoonsust. Ehk meil ei ole täna 7 aktiivset päeva, ülekoormatud päeva kuus, vaid meil on täna 20 normaalset tööpäeva kuus. Et on kliente, kes veel iga kord ei tule meile kõikide olukordadega, ei tee meile lihtsaks, aga see on ikkagi väga-väga palju vähem stressi on kõige nende asjade juures, mis ongi minu meelest kõige ägedam. Mida rohkem hakkame vastu võtma e-arveid, siis seda parem. Tulen selle e-arvete juurde ja selle kinnitusringi juurde, mis Meritis oli, siis see suurepäraselt toimib ja tõesti ei tasu karta. Kliendid on ka selle ostuarvete kinnitamise Meritis meie puhul vähemalt väga ilusasti vastu võtnud. Pildistavad ise, käivad, meie vaatame küll korraks need kinnitamata ostuarved üle, nad lähevad ja allkirjastavad nad seal ära, arved lähevad panka, toimib väga hästi. Loomulikult alati on mingisuguseid pisikesi puudujääke, on mingisuguseid nagu arenemise võimalusi, nii nagu ühel raamatupidajal, kes osutab siin tähelepanu siin küsimustes vastustes, et Directos ja ERPRis on see arve seal suurem, tõepoolest on. Küll Merit jõuab ka sellega tulevikus nagu tegeleda. Mina täna sellistel olukordadel kasutan igal raamatupidajal on täna 2 ekraani nagunii. Kui mul on väga detailselt vaja, downloadin selle dokumendi sealt korraks alla ja mul ongi olukord lahendatud. Et mind see selle koha pealt ei morjenda, et tähtis on see, et ma näen, kuidas Merit areneb edasi, ma näen, kuidas Costpocket areneb edasi ja mul on selle üle nagu hea meel, eriti see, kui nad annavad ka klientidel pidevalt nagu tagasisidet, kui on mingisugused uuendused nagu toiminud. Ja lõpetuseks õnnestus minulgi sellel aastal esimest korda kokku puutuda avaliku sektori raamatupidamise sisseseadmisega Meritis. Ma soovitan julgelt võtta härjal sarvist, kui te olete täna kuskil mujal tarkvaras ja te näete kurja vaeva, siis see töötab Meritis. Ma ei saa öelda, et iga üleminek on kerge. Ei, aga Ekaterina ja oma meeskonnaga ja Merit on seda väga jälle koostöös väga lihtsamaks teinud ja nad on kiiresti nagu olukordade ikkagi härjal sarvist harranud, kui me oleme näinud mingeid tähelepanekuid. Jälle anname neile aega, aga riik on oma saldoannikud ilusti kätte saadud, kõik on nagu toimib, nii et julge hakkamine, peale hakkamine on alati pool võitu ja ma soovitan viia ellu sisse mugavusi ja enda töö lihtsamaks teha. Aitäh teile! Olen olemas pärast, kui soovite minu käest midagi ka küsimusi küsida. Nii. Ma võtan vist siis uuesti ekraani korraks veel enda kätte. Nii äge on, et teid on nii palju veel alles siin, te ei ole ära jooksnud. Ma natukene näitan täpsemaid seadeid ja siis näitan hinnastamist ja siis me võtame kõik teie küsimused ka ette. Ma proovin suhteliselt kiiresti teha niimoodi ja share. Nii, loodan, et te nüüd näete ekraani. Niimoodi, nüüd tulime uuesti siia Costpocketisse tagasi. Uuesti see leht on meil lahti ja ma käin üle seaded teiega koos. Nii, lähemegi seadetesse, alustame ülevalt. Siis ongi, et minu konto näitab teie e-maili, millega te sisse logisite, näitab, kas te olete administraator või kasutaja. Kui lähete siia sisse, näete eesnime, perenime, siin on muidugi nalja tehtud jälle. Ja siis on võimalik lisada ka kasutaja pangakonto number. Et see on siis hea, kui kuulub, näiteks kui mõni aruanne kuulub hüvitamisele, siis see pangakonto number lisatakse ka sinna. Ja mõne tarkvara puhul on hea ka lisada isikukood, sest mõnes tarkvaras käib see inimese sidumine isikukoodi järgi. Meritiga ei ole seda vaja.
Siis on see emaili aadress, mida me enne korraks proovisime, saatsime dokumente sinna aadressile. Siis on keelevalik. Keelevalikus siin on juba need 2 uut keelt ka olemas, rootsi ja leedu keel ehk äppi on võimalik kasutada juba nendes keeltes. Ja kõik ülejäänud asjad jõuavad järgmise aasta alguseks sinnamaani. Siis on ettevõtte andmed, näetegi kõik ettevõtte andmeid, saate neid muuta siin ja siin on siis ka see lisa minu teise ettevõtte arvele võimalus, et ongi võimalus koondarve teha raamatupidamisbüroole selle nupuga siin. Siis on liidestus, siin on näha, Merit on juba küljes, siis on kasutajad, seda me ka vaatasime enne, lisasime juba ettevõtte juhi ka siia ettevõtte alla. Siis on hinnastamine, siit ongi võimalik hinnastamist valida, hästi lihtne vahetada. Ma lõpus räägin veel hinnastamisest, ma näitan teile kodulehel seda ja seletan pakettide erinevust ka. Siis on e-arved, siis siit saabki need aktiveerida. Sellest me ka enne natuke rääkisime, et 1 euro eest on võimalik vastu võtta 100 e-arvet kuus. Kui siit ära aktiveerida e-arvete vastuvõtmine, siis tuleb sealt ettevõtte portaalist ettevõtte juhatuse liikmel see ära kinnitada. Vist oli 7 päeva jooksul, kui ma ei eksi, et kui te siit ära aktiveerite ja 7 päeva jooksul seda kinnitust ei tehta, siis ta nagu aegub ära, siis peab uuesti aktiveerima. E-arved ja siis täpsemad seaded. Siin natukene räägin täpsemalt. Ma näitan teile, kuidas seda dokumendi haldusprotsessi on võimalik muuta. Lähme siia. Kõigepealt näitan sellist asja, et kui ettevõtte juht ütleb, et kuule, tema ei taha valida seda, kas kuulub hüvitamisele ja kuidas maksti ja kululiiki, et ei taha lihtsalt valida. See on võimalik selline asi, et lisame lihtsalt, et Express siin. Paneme selle sisse. Paneme salvesta. Lähme tagasi ja nüüd lisame ühe dokumendi. Nii. Ja nägite, ta ei küsinud põhimõtteliselt ühte küsimust, ta läks kohe hüppas siia aruandematesse. Tegelikult on võimalik ka see siit vahelt ära võtta. See on ka võimalik ära võtta. Praegu jätame lihtsalt vahele. Nüüd ta küsib, et nüüd ta näitabki neid andmeid, on ju, robot leidis need ja siis kui ma panen salvesta, digiteeritud ja saadab selle edasi raamatupidamistarkvarasse. Ehk ongi, kui ettevõtte juht ütleb, et ta ei ole nõus kõiki neid samme tegema, siis on võimalik kasutada Express-režiimi. Lähme uuesti sinna, ma näitan veel, mis seal teha saab. Nii, lähme uuesti siia, haldame neid sätteid. Nüüd teeme niimoodi, et võtame Express-režiimi maha. On võimalik ka täiesti niimoodi, et te soovite näiteks, et kululiiki ma ei tahaks, kululiiki ei ole vaja ja hüvitamist ei ole vaja, aga ma tahaks, et ta kommentaari saaks lisada. Ma tean ühte raamatupidamisbürood, kes kasutab niimoodi, et kliendid sisavad ainult kommentaare. Ja, niimoodi on ka. Panen nad korraks veel tagasi. Salvestan. Ja ma näitan, ma vist enne mainisin ka, et kululiike on võimalik muuta. Ma näitan ka, kuidas see välja näeb. Nii. Ja siia. Niimoodi. Siis ta näitab neid praeguseid kululiike. Ja nüüd on võimalik teha niimoodi, ütleme, et sõiduauto on liiga pikk sõna, et ma tahaks, et see oleks lihtsalt auto. Siia teen lihtsalt autoks. Niimoodi. Ongi auto. Siis on võimalik lisada uusi liike. Saame uue. Paneme näiteks kontorikulud. Salvesta. Nii, nüüd ongi. Lisasime kontorikulud. Siis on võimalik näiteks, ütleme, et auto alla ma tahan alamkategooriat, näiteks kütus 50% ja lisame ühe veel. Kütus 100 senti. Nii. Et on võimalik täiesti nagu ise luua selliseks, nagu teile sobib. Ma näitan nüüd, kuidas taga ära salvestama. Nii. Näitan, kuidas ta nüüd ka välja näeb. Siia. Lisame dokumendi. Nüüd on need küsimused uuesti tagasi. Lisasime. Ja nüüd te näete, nüüd ongi see auto, mis me ära muutusime, siis kontorikulud, mis lisasime ja auto all näete ka seda noolt, et kui ma vajutan peale, siis ta küsib neid samu liike, mis te ise lõite siia.
Nii. Niimoodi, lähme nüüd uuesti seadetesse tagasi. Jah, et niimoodi ongi võimalik täitsa nagu customeerida teie ettevõttele sobivaks neid. Mis siin veel on võimalik teha, on võimalik kinni keerata kasutajate, et kasutajad ei saaks ise ettevõttega liituda, et ainult kutsega saavad tulla ettevõttesse. On võimalik kinni keerata selline asi, et kui e-mailiga saadetakse dokument sisse, siis enne nägite, see dokument läks automaatselt edasi raamatupidamistarkvarasse. Aga mõni ettevõte näiteks ei soovi, et ma ei taha, et see läheks otse edasi, siis on võimalik see lihtsalt siit kinni panna. Siis sellisel juhul ettevõtte juht peab uuesti äppi avama ja siis ise saatma, ise ütlema, et jah, nüüd võib see minna raamatupidamisse edasi. Siis on aruanded, et kui on näiteks, et kas soovite aruanded või ei soovi, kui on hästi väike ettevõte, siis võib-olla on, et me ei tahagi aruandeid, et meil ei ole vaja aruandeid, siis on võimalik see siit kinni keerata. Siis lähetusaruande seaded, näiteks on võimalik, kui teil on ettevõtte sisene poliitika, et meie maksame päevarahad, see piirmäär ei ole 50 €, meil on näiteks 45 või on mõni muu summa, siis on võimalik seda siin määrata. Siis on võimalik ka kinni keerata üksikute dokumentide esitamine. See on just siis nagu vastupidi, et kui on tegemist hästi suure ettevõttega ja neil on selline poliitika, et nad ei taha, et keegi üksikut dokumenti saadaks. Et kõik peab tulema aruandes, et kui siis töötaja soovib saata dokumente, ta teeb kas lähetusaruande või kuluaruande, lisab dokumendid sinna ja kuu lõpus saadab selle koondaruande. Siis on selline võimalus, et kasutaja nime ei saadeta edasi raamatupidamisprogrammi. See on pigem just seda kasutatakse sellisel juhul, kui raamatupidaja ise on see, kes pildistab. Kui ongi mõni ettevõte, kes ütleb, et tema ei saa, ei oska, ei taha ja toobki selle paki teile laua peale, siis ja raamatupidaja ise pildistab ja assistent pildistab, siis tavaliselt raamatupidaja ei soovi, et tema nagu raamatupidaja nimi läheks programmi edasi. Siis on see võimalik ära võtta. Siis on selline võimalus, et eemalda välismaa dokumentidelt eemalda käibemaks, ehk kui ongi väljaspoolt Eestit esitatud dokument, siis käibemaksu ei saadeta raamatupidamistarkvarasse edasi. Ja siis on võimalik sisse lülitada PDF-arvetelt ridade põhine digiteerimine. Siin on niisugune võimalus. Nii, täpsemad seaded käisime läbi, siis on võimalik kasutaja toele kirjutada vabas vormis, siis on võimalik meist ja välja logida. Nii, ja ma näitan teile nüüd, räägin veel korraks hinnastamist ka ja siis annan Annikesele edasi ja siis hakkame küsimusi läbi vaatama. Suures plaanis siis CostPocketil ongi kahtesugust digiteerimist, on robotdigiteerimine. See on see, mida me täna ka kasutasime. Ma lisasin pildi, robot leidis nii palju andmeid kui võimalik, kuvas seda meile ja meie ütlesime, kas see on õige või midagi on vaja muuta. On siis robotdigiteerimine ja siis on ka koos inimesega digiteerimine, ehk siis see tavaline digiteerimine. Kui te alguses konto loote, kõik ettevõtted alguses on tasuta demo peal, tasuta demo ongi siis tasuta ja kuidas ta töötab, on 5 dokumenti kuus, iga kuu on tasuta. Panete 5 dokumenti ära, siis äpp küsib, et kuulge, nüüd sai tasuta demo läbi, palun valige pakett. Ootate järgmise kuu alguseni, saate uuesti 5 tasuta dokumenti. Saate uuesti lisada. Ei pea paketti ära valima. Ja siis on kuldpakett, on 5 € kasutaja kohta ja iga kasutaja annab 100 dokumenti ettevõttele juurde. Ja kui on näiteks üks kasutaja 5 €, aga lähete üle 100, siis me lisame arvele 5 € juurde ja uued 100 dokumenti. Ehk näiteks 10 € on võimalik 200 dokumenti ära digiteerida. Siis on 7 € pakett, see siis töötab põhimõtteliselt samamoodi, ta on kasutajapõhine, temal on ainult 30 kuludokumenti hinna sees, sest seal on ka meiepoolne inimene vahel, meil on ka iga dokumendiga kulu, me ei saa neid nii heldelt jagada. Ja töötab samamoodi ja siis on tükipõhine pakett. Tükipõhist paketti kasutab näiteks Tallinna Tehnikaülikool, neil on umbes 2000 kasutajat pildistajat, aga dokumendi maht pildistaja kohta on hästi-hästi väike. Et siin ongi 40 senti
tükk ja nagu selles mõttes mingit lisakulu nagu ei ole. Ainuke lisakulu on selle paketiga on see, et kui teil on lisaadministraator, et üks administraator on tasuta, iga lisaadministraator on 5 eurot kuus. Selle paketina on väike enda eripära. Nii, ja mina vist jõudsin lõppu. Annike, oled sa meiega ka veel siin? Ikka olen. Nii, aga lähme siis küsimuste juurde. Ma täitsa keringi täiesti üles ja hakkan järjest küsimusi võtma. Nii. Siin on esimene küsija küsinud, kui ma tšekkan väga pikk. Kas sellise arve saab robot ära lugeda ja sellele on Viivika juba tegelikult ka vastanud, et sellisel juhul siis soovitame pika tšeki teha lühemateks tükkideks ja ta on pannud ka lingi juurde. Jah, super vastus. Riina küsib, kui dokumentide lisaja unustab tšekile märkida ettevõtte andmed, siis kuidas saab juba esitatud aruandes algdokumenti parandada? Ehk kui siis dokumendil on ettevõtte nimi lisamata ja on juba meie süsteemi sisestatud. Just. Keeruline olukord. Siis ma kardan, et see dokument tuleks uuesti esitada. Lihtsalt see ettevõtte andmed sinna kirjutada ja uuesti pildistada. Kardan, et seal mingit lihtsamat varianti ei ole. Nii, Marika küsib, kas Costpocketi süsteemis on arved 7 aastat säilitatud, nagu seadus ette näeb? See tähendab, mul on lahendatud arhiveerimise mure. Ja, 7+1 isegi. Ja. Nii. Ja arhiiv, ma lisan siia, et arhiiv jääb nii meie juurde kui Meritisse. Et kõik dokumendid me saadame ka Meritisse. Kui Ekaterina jagas ekraani, siis te nägite, see dokument oli seal olemas ja ta jääbki sinna nagu alles. Ta jääb sinna nagu alles Meritisse ka. Nii, Tiia küsib, kas Directos toimub asi samamoodi? Jah. Nii, Eveli küsib, kui ettevõtte omanik saatis Bolti arve meiliga Meritisse, tuli meili sisu mitte see arve allalaadimislingiga. Mis tehti valesti? Aitäh. Kas ta saatis Costpocketisse ja Costpocket saatis edasi Meritisse või... Kas saaksite Eveli täpsustada? Jah, kui te saatsite Costpocketisse, siis Costpocket peaks võtma sealt selle originaaldokumendi, sealt lae, jah, seal nupp, et lae alla siit. Kui seda juhtunud, üks variant ka, mida võite teha, võite kirjutada meie klienditoele ja saame uurida, et see on support@costpocket.ee. Võite hästi hea oleks, kui saadate ka näidisdokumendi. Nad saavad kohe hakata uurima, et okei, et mis siis selle dokumendiga tehti valesti või miks ta ei jõudnud. Nii, Liisbeth küsib, kas eilset ja tänast seminari on võimalik järgi vaadata? Mina võin vastata eilse seminari koha pealt, et seda on võimalik järgi vaadata Merit Tarkvara Facebooki lehelt. Ja samamoodi ka Costpocketi seminari on võimalik vaadata Costpocketi Facebooki seminari lehelt ehk siis seda tänast seminari ning lisaks läheb ilmselt mingi aja möödudes ka Costpocketi YouTube'i. Ja, ma arvan, me võib-olla saadame e-maili ka kõigile, kes osalesid, et saadame ka äkki sinna lingi sellest webinarist, et saate rahulikult vaadata omas tempos. Nii, Sirja küsib, kuidas saab Meritist ostu dokumendi arhiivi alla laadida? Loodan, et Ekaterina on siin. Kas sa saaksid võib-olla teha Ekaterina isegi hostiks, et ta saaks seda tegelikult näidata? See on super mõte. Ma tegelikult siin vahepeal natukene juba vastasin chatis küsimusi, mis oli Meritile suunatud, aga ma kartsin, et äkki meil jääb aega väheks, et jäävad vastused saamata. Aga põhimõtteliselt siis arhiveerimine käib meil finantsimenüüs, et kui te olete Meritis sees. Me sinu ekraani veel ei näe. Ma tegin sind hostiks, sa peaks saama ekraani jagada. Palun proovi. Tundub, et tuleb. Ja finantsimenüüs on arhiveerimine, et siit saate valida perioodi ja aruandeid, mida te soovite arhiveerida. Nii,
Ma enne unustasin tegelikult kiiruga näidata, et kuidas käib ostuarvete digiteerimine otse programmis, et ma tegelikult natukene näpistaks aega ja ma näiteks, et see otse digiteerimine programmis saab teha siis kas juba ostuarvete all, ehk siis see salvestatakse automaatselt ostuarvete nimekirja või tegelikult on võimalik teha ka kinnitamata ostuarvete alt seda ning saata kinnitamisele. Ma teen praegust kinnitamata ostuarve alt. Kui te võtate siis oma arvutist või meilirakendusest selle nii, mul jääb see siia peitu. Ei saa aru, kus ta läks, nii leidsin. Võtate meilirakenduses selle dokumendi, siis saate tegelikult selle lihtsalt siia Meritisse lohistada. Tekib see eelvaade ja on siin nupp ka dokumendi digiteerimine. Peakasutaja saab selle aktiveerida. Siin on kirjas ka nagu kogu informatsioon ning tasu ja aktiveerib. Ja vajutan pärast aktiveerimist, vajutan uuesti dokumendi digiteerimine. Kui see on juba ühe korra ära aktiveeritud, siis 2 korda ei ole vaja vajutada, et siis ongi järgmine kord ainult dokumendi digiteerimine ja andmeid töödeldakse. Tegemist on robot digiteerimisega, et keegi sellise lühikese ajaga selle taga ei jõua ise inimene neid andmeid kontrollida, et see robot leidis siis sellise informatsioonisid. Ja valin, et kantakse arvereal jah. Ja sellist tarnijat leidnud. Saan jälle lisada otse siis siit arve pealt ja salvestan. Kuna tegemist on robot digiteerimisega, siis ridade põhist seda digiteerimist ei ole võimalik teha, ehk siis teile programmi tuuakse siis käibemaksude lõikes read. Ei tooda ka kirjeldust. Te peate valima siia siis, mis kuluga tegemist on ja salvestan. Ja nii lihtsalt see käibki. Nii, üks küsimus veel sulle, Kateriina. Airi küsib, kas ettevõtteid, mida enam ei kasuta, saab Meritis ka arhiveerida? Tähendab, et ei näitaks üleval vasakust nurgast valitavas ettevõtete nimekirjas? Ei saa. Selles mõttes, et kui te seda ettevõtet enam ei kasuta, te olete seal andmete hoidmiseks, peab see ettevõte olema teil ikkagi nimekirjas, et arhiveerida saab siis selle arhiveerimise funktsiooniga ainult aruandeid ning neid lisatud algdokumente, neid manuseid, kui te selle ettevõtte ära kustutate, siis on andmed kõik kustunud ja neid taastada tegelikult saab kuni 6 kuud kustutamise hetkest, aga kui te aasta või 2 pärast, et teil oleks vaja selle ettevõtte andmeid uuesti taastada, siis seda ei ole võimalik teha. Seega tänasel päeval meil ei ole eraldi arhiveerimise võimalust, lihtsalt ongi teil selle nimekirjas ning andmed hoitakse turvaliselt. Nii, Rita Toome küsib, kuidas saab laoprogrammist otse saata müügiarve Meritisse? Millised on seadistused? Seda te peaksite küsima kõigepealt oma lao tarkvara käest, kes teie partner on, mis tarkvara te kasutate. API teel on võimalik siis andmeid importida. See API liidestust meie ise ei tee, meil on avalik API. Panin ka tegelikult siia chati meie partnerite nimekirja ja see liidestuse tegemine peaks algama tegelikult selle teiselt poolelt, ehk siis selle lao tarkvara poole pealt. Tuleks alustada sealt uurimist, kas sealt on võimalik andmeid importida või seda liidestust teha. Nii, Sirja küsib, kas seda lisatud dokumendi akent kuidagi suuremaks ei saa või lohistada teisele ekraanile?
tegeleme selle suuruse muutmisega või üldse selle kinnitamata ostuarve vaate muutmisega, et ei oska lubada, kuna see valmis saab, aga on arendusplaanides nii tegeleme, et see oleks mugavam. See on super uudis, seda on ka meil tegelikult päris palju küsitud, ka meile küsitakse seda sama asja. Nii, Riina küsib, kuidas saab Costpocket ja Merit hakkama Hiina arvetega, Alibaba, AliExpress ja nii edasi, kus näiteks arve on esitatud eurides, aga pangast maha läheb kaardimakse eurides? Vastupidi, et arve on esitatud valuutas ja makse läheb maha eurodes. Merit on võimalik maksete sidumisel siis valida, muuta seal valuutat ja siis märkida eurodes tasutuks valuutas arveid, et võtke ühendus kliendi toega, et kliendi tugi seletab teile täpsemalt, et praegust ei hakkaks selle peale aega raiskama, aga on võimalik, et kui arve on ustides näiteks ja tasusid eurides, siis väga lihtsasti on võimalik neid omavahel siduda ja märkida tasutuks. Ja meie Costpocket püüab võtta nagu neid andmeid, mis seal dokumendi peal on, et meie nagu dikteerime ära selle valuuta, mis seal dokumendi peal on, selle saadame nagu Meritisse edasi. Kui töötaja saadab näiteks Olerexi tšeki üksiku dokumendina, mitte kuluaruandena, kuidas saab selle Meritis kuluaruandeks? Merit pakub hankijaks Olerexi, aga aruandvat isikut ei saa valida. Ei saagi, selles mõttes, et tulebki valida juba Costpocketis, kuidas te seda arvet saadate, kas te saadate kuluaruandena ehk siis ta läheb kuluaruannete alla ja siis on selleks tarnijaks nii-öelda aruandev isik või kui te saadatakse eraldi kuludokumendina, siis on ikkagi tarnijaks see tarnija, kes seal tšeki peal on ja kui on vaja hüvitada aruandvale isikule, siis tuleb lihtsalt valida makseviisiks aruandev isik. Siis tekib võlgnevus aruandvale isikule. Et see valik on vaja teha juba Costpocketis, Meritis seda muuta ei saa. Nii, Marika küsib, näiteks tollideklaratsioonid ei lähe ostuarvetesse, vaid finantskannetesse. Kas saab arveid saata ka finantsi alla? Täpsustage seda küsimust, et kui teil on arve tollideklaratsiooni kohta, et keegi on teie eest teinud, siis te saate selle ostuarvena arvele võtta ja saate kõik tollist tasutud käibemaksu ja kõik need muud asjad ostuarve pealt õigesti arvele võtta. Ja kui te teete ise seda tollideklaratsiooni pearaamatu kandega, võtate need kohustused ja need kõik maksuvõlgnevused seal ülesse, siis ei ole ju vaja seda ostuarvet üldse sisestada. Põhimõtteliselt vastus on, et ei, et finantsi alla ei ole võimalik ostuarveid saada. Sinna on võimalik ainult, ma segan vahele, sinna on võimalik ainult manusesse kaasa lisada see tollideklaratsioon, kui ta ise nagu tahab seda sinna panna. Et mõningates olukordades on alati sinna finantsi alla on see klambrimärk, salvestage sinna juurde. Just, ise saab muidugi lisada, aga saata otse finantsi alla arveid ei saa. Et kui teil on juba arve olemas, et keegi on teie ees seda tollideklaratsiooni teinud, siis saate see Costpocketiga ostuarvete juurde ja siis saate juba õiged need artiklid ja asjad võtta, et kõik toimib õigesti. Et kui jääte hätta, et jällegi võtke ühendust kliendi toega, kliendi tugi aitab. Nii, Rita küsib, kui laoprogrammis ei ole e-arvete saatmise võimalust, saab saata ainult PDF-i, kas siis saab ka otse Meritisse saata? Ma saan aru, et mõeldakse siin seda liidestust, et saaks neid müügiarveid lao tarkvarast Meritisse. Ei, PDF ei ole võimalik saata müügiarvete alla, et ikkagi tuleb nagu lähtuda sellest, et millise lao tarkvara tegemist on, küsida, kas neil on võimalik liidestada Merit Activaga ning sealt siis juba saata kas selle API teel või siis selle koodfailiga, et osad tarkvarad tegelikult annavad ka Meritile sobiliku XML failis formaadis nagu need kõik arved, mille saab siis importida Activasse. Nii. Üks küsimus, mis ilmselt sai juba vastuse, aga võib-olla ei pandud tähele, et kas Costpocketit saab teatud tšeki koguseni kasutada Merit Activast tasuta? Ja, meil on, kui te alguses ettevõtte registreerite meie juures, siis see ettevõte on tasuta demo peal ja seal tasuta demos ongi 5 dokumenti iga kuu tasuta. Ehk kui saab 5 dokumenti täis, siis äpp küsib,
et palun valige nüüd hinnastamine. Kui te lihtsalt ei vali seda hinnastamist, ootate kuu lõpuni, uuel kuul on jälle 5 dokumenti tasuta. Ja. Ma võib-olla natuke vastan ka selle eelmisel küsimusel, et kellelgi on vist väga vaja lao liidestust. Ma usun, et hästi hea oleks, kui te küsiksite sellelt ettevõtet, kes teile seda ladu pakub, et kas neil on Meritiga liidestus. Ja sest Meritil on endal tegelikult väga hea API olemas. Ja kui see ladu on nagu Eestis, see laoprogramm on nagu Eestis laialdaselt kasutatud, siis suure tõenäosusega on neil võimalik see API liidestus teile nagu üles seada. Ja ma usun, see teeb teie elu väga palju lihtsamaks, et nad liiguksid automaatselt laost Meritis. Nii, Tiina küsib, kuidas käib projekti ja objekti arvestus? Meritactivasse saate luua omale siis dimensioonideks vaikimisi on meil siis projekt ja kulukoht ning neid ka siis pärastpoole, kui te olete loonud need väärtused sinna kasutada arvetel. Meritactiva premium paketis on võimalik luua täiendavaid dimensioone ehk siis veel detailsemaks oma ettevõtte kulude ja tulude jälgimiseks ja neid kasutada. Praegust meie näidisfirmas ei olnud ühtegi seda kulukohta ega projekti valimise võimalus, sellepärast et meie ettevõttes ei ole neid loodud, aga kui te lähete seadistused ja seal seadistuste menüüsse, siis viimane punkt dimensioonid ja võtate lahti veel kord dimensioonid, siia saate lisada siis kulukohad ja projektid ning hakata neid ka kasutama Meritactivas. Nii, Kaie küsib, millal tuleb Coop Panga Gateway? Ei saa öelda teile täpselt aega, ei saa lubada, aga kindlasti on see tulemas, et arendustööd käivad, et see ei ole päris meie teha, aga on teada, et pank seda liidestust teeb. Seega mul jääb praegust kindel ajatärmin ütlemata, aga on tulemas. Alfred küsib, kuidas on Soome tšekkidega? Soome tšekkidega on hästi. Ma eeldan, et see on mulle, et me tegelikult täitsa eksisteerime Soomes. Me pakume Soomes ka seda teenust ja täitsa robottuvastus ei ole nii kõrge kui Eestis, aga ta on väga lähedal sinna. Et Soomes saab väga ilusti kasutada. Nii, siin on üks küsimus selle kohta, et peab olema ettevõtte nimi ja aadress, et kuidas seda lahendada, aga see juba sai mainitud, et siis tuleb lihtsalt ise peale kirjutada ettevõtte nimi ja aadress. Nii. Tihtipeale ei õnnestu Soome tšekki sisestada. Ma mõtlesin korra Joonas, et võib-olla neil on Eesti ettevõte, aga ost on tehtud Soomes. Et kuidas see toimub siis? Ta peaks töötama samamoodi, et ta loeb sealt andmed ja siis ta peaks Eesti Meritisse edasi minema. Et ma saan aru, et seal on kellelgi mingi mure. Et kas süsteem ei leia sealt andmeid sealt dokumendi pealt või ei liigu see dokument edasi raamatupidamise tarkvarasse? Ei ole selle öelda. Täpsustust ei ole, jah. Võib-olla isegi kliendi tukke pöörduda spetsiifilise probleemi. Jah, et hästi hea on see, et kui teil on probleem, siis on hästi hea, kui te panete selle näiteks ühe kindla dokumendi, et selle dokumendiga mure ja mure on see, siis on arenduse tiimil nagu lihtsam sellega tegeleda, et see dokument ja see on see mure ja siis on võimalik seda parandada. Et nad saavad siis kontrollida ja kui on seda võimalik parandada, siis nad saavad seda nagu parandada. Nii, Kadri küsib, kui aruandvale isikule läheb maksekorraldusprogrammist panka, siis kuidas saab programm aru, millisele isikule makse läheb? Kas see isiku nimi tuleb kuskil eraldi lahtrisse kirjutada? Meritactivasse saab lisada või tulekski lisada kõik aruandvad isikud eraldi nimeliselt,
aruandvate isikute alla, et praegust oligi meil näidises nii-öelda üldine aruandev isik, et see on programmis ka nii-öelda eelseadistatud lihtsalt. Kui ettevõttes ongi ainult üks aruandev isik, et siis saab seda nagu kasutada, aga üldiselt et kui on ettevõttes mitu isikut, et need tuleb kõik eraldi lisada, on võimalik ära täita ka Meritis aruandve isiku kaart, panna sinna pangakonto ja nii edasi ja siis saab juba teha maksekorraldusi. Ave Raide küsib, mida peab tegema, et Swedbankast saaks otse saata maksepanka ehk et ei peaks enne looma maksefaili? Peate sõlmima siis või looma otseühenduse Swedbankaga, Swedbank Gateway, kui teie ettevõtte konto on õigesti sisestatud, Merita Activasse lähete maksed ja pangad, avati selle oma pangakonto selle kaardi seal nii-öelda, et seal on tegelikult väike juhend ka, et mis tegema peab, aga loo otseühendus pangaga. Swedi puhul tegelikult te peate enne sõlmima lepingu internetipangas, aga seal pangakaardi peal on see väike juhend ka kirjas ja kui jätate, et jälle võtke ühendust klienditoega. Jane küsib, kuidas saab ettevõtte Costpocketi nimekirjast välja kustutada, kui ettevõte on ära antud Meritis näiteks? Okei, Costpocketist välja. Oleneb natukene olukorrast. Meie näiteks üks soovitus on see, et kui te olete raamatupidaja, teie olite selles ettevõttes administraator, osutasite ettevõttele teenust, siis ühel hetkel ettevõte läks ära teie juurest, siis teha niimoodi, et kõigepealt muuta tagasi, et arve tuleks selle ettevõttele endale, sest suure tõenäoliselt olite selle muutunud niimoodi, et arve tuleb teile. Kõigepealt muudate selle ära ja siis näiteks panete tükipõhisele hinnastamisele ta, kui te ei tea, kas ta üldse hakkab kasutamised edasi. Ja siis lähete sinna kasutajate alla ja lisate ettevõtte juhi administraatoriks ja viimase asjana, kui kõik on tehtud, kontrollite üle ka veel, eemaldate ennast ära. Et siis pärast enda eemaldamist ei ole teil enam ligipääsu sellele ettevõttele. Nüüd on ettevõtte juht, on administraator ja tema saab ettevõtte ligi, aga teid enam seal ei ole, et ta kaobki teie sealt nimekirjast ära. Nii, Andres Namm küsib, täpsustage väljendit saadetud raamatupidamisse. Kas see kehtib ainult Meriti kasutajatele? Ei, kõikide tarkvaradega peaks see kehtima. Ma tean, ta on natukene eksitav sellepärast, et see staatus on ka sama siis, kui on e-mailile saadetakse. Et kui see aruanne saadetakse teie enda e-mailile, siis ikkagi see staatus on ka saadetud raamatupidamisse. See on natuke eksitav, aga jah, et see staatus peaks näitama alati, kui ta on saadetud tarkvarasse edasi. Nii, Riina küsib, kas Costpocket oskab eristada, et ühte dokumenti ei esitataks korduvalt. Näiteks üks kord on dokumendile käsitsi lisatud ettevõtte andmed ja teisel juhul on need puudu. See on nüüd natuke keeruline teema. Et ta on niimoodi, et tänasel päeval meil on topeltkontroll olemas, süsteem kontrollib, aga ta kontrollib ainult dokumente, mis on läbi inimdigiteerimise. Kuna meil ajalooliselt see roboti tulemus ei olnud nii hea, siis me robotile ei pannud seda kontrolli peale. Aga ma olen juba seda mitu korda tõstatanud ja mul on tegelikult nüüd jälle hea võimalus seda uuesti tõstatada. Ma tegelikult tahaks, et oleks see topeltkontroll peal ka robotdigiteerimisel. Ehk süsteem annaks märku, et nii, kuulge, et see dokument on juba esitatud. Jah, ma tõstatan selle teema täna juba. Nii, Taivo küsib, kas kululiike saab grupeerida kasutajate järgi? Näiteks töötaja ehitaja saab valida ainult auto ja riided, aga juht saab valida ainult auto, kütus, bürootarbed. Tänasel päeval ei saa, see on väga hea küsimus, aga tänasel päeval ta on ettevõtte põhine ja et kõik, kes on seal ettevõttes, nendel on kindlalt kululiigid. Ja. Ebe küsib, jääb segaseks raamatupidamisfirmale. Kas kõikide Costpocketiga liidetud firmadele on vaja tõmmata eraldi äpp, et seadistusi teha või saab äpis kuidagi firmade vahetust teha? Samamoodi nagu Meritis üleval vasakul on teil list ettevõtted oli meil. Algus ma tegelikult korra näitasin teile ka, et üleval vasakul on see list ettevõtetest ja seal saate vahetada, hüpata erinevate ettevõtete vahel.
ja äpis on samamoodi üleval sellist ja. Täpselt nii, äpis, arvutis igal pool. Ja. Nii, kas kuldpaketil on sees ka e-mailile saadetavad arved? Ikka. Nii. Anne küsib, kas käesolevat koolitust on võimalik ka korduvalt vaadata näiteks Meriti juhendite alt. Me võime selle lisada sinna, et kui otse loomulikult ei ole üldse probleemi, et me siis ootame ära, kui Costpocket selle YouTube'i lisab ja siis me lisame selle ka Meriti juhendite alla. Elle Roome küsib, enne oli juttu, et kui lõpetada Meriti kasutamine, siis saab varasemaid asju näha ja muuta. Kas selline dokumentide hoidmine on tasuline? Meil on litsentsi hinna sees kuni 2 ettevõtet. Et see tähendab seda, et alates igast 3. ettevõttest, kas on seisav ettevõte ehk siis nagu nii-öelda, et seal tööd ei tee või on aktiivne ettevõte, et selle eest tuleb maksta 1 euro kuus. Ja kui teil litsents nagu selles mõttes lõpeb, et siis mingit tasu nagu tänasel päeval meil ei tule. Et kõik andmed on nagu olemas, et te saate sisse logida, saate varasemaid selle perioodis, kus teil oli kehtiv litsents andmeid vaadata, teha kõike, aga jah, mingit tasu nagu ei tule. Või me võib-olla ei saanud hästi küsimusest aru. Ma arvan, et see oligi. Nii, Krõõt küsib, kui üldkuluarved kuuluvad jagamisele 3 osakonna vahel, 33, 34, kas seda eelseadistust saab ka Costpocketis eelnevalt seadistada, et ei peaks käsitsi iga kord seda üle käima? Üldkuluarved siis jagunevad 3 osakonna vahel võrdselt, et kas seda saab selles mõttes, et küsimus on, et kas seda saab Costpocketis kohe nagu minu teada Costpocketis ei ole üldse võimalik mingisuguseid täiendavaid osakondasid, dimensioone ja asju teha, et need ammugist mitte siis nii-öelda ära seadistada mingisuguste proportsiooni ehk siis üldkulude jagamist. Et vastus on siis see, et tegelikult see jagamine tuleb iga kord aktivas teha, kui see arve on jõudnud juba raamatupidamisse. Nii, Tiiu Kaasik küsib, ma ei saanud ikkagi aru Costpocketi hinnast. Olen raamatupidamisettevõte ja teen mitmele ettevõttele raamatupidamist. Ja kui näiteks teen 10 ettevõtte juhile Costpocketi kasutaja, mis siis hind oleks? Oletame siis, et teeme 10 juhile 10 ettevõtte raamatupidamist, kus igas ettevõttes on 2 kasutajat. Raamatupidaja on admin, ettevõtte juht on siis kas kasutaja või administraator. Ja valime kõigile neile 5 eurose paketi ja kõikide arvete eest maksab raamatupidamisbüroo. Siis ta tuleb 10 ettevõtet korda 5, 50 eurot kuus. Ja selle sees siis on 10 ettevõtted korda 100, iga 5 euro sees on 100 kuludokumenti, 1000 digiteerimist on seal hinna sees. Nii, Helena kiidab koolitust, väga hea koolitus, tänan, hakkame juurutama. Nii, Natalja küsib, kas Meritisse saab digiteerimiseks korraga mitu arvet lohistada? Ei, minu teada mitte. Et ikkagist 1 arve korraga digiteeritakse. Nii, Andrus küsib, kas raamatupidajatel on mingi eraldi pakett ka, kui rohkem kliente ja vähem arveid? Ütleme siis, et igale ettevõttele, kui isegi büroo paketis, igale ettevõttele saate valida eraldi paketi ja ehk siis on, et kui hästi vähe dokumente on ettevõttel, siis tulebki vaadata, kumb see odavam tuleb, kas see 5 eurone pakett või see tükipõhine pakett. Et kui mõni ettevõte ongi hästi selline, võib-olla natuke nagu hooajaline ja kui hooaega ei ole hästi vähe dokumente, siis võib ka täitsa vabalt kasutada seda tükipõhist hinnastamist. Ja tükipõhise hinnastusega on niimoodi, et me tavaliselt ei tee arvet, kui on alla 5 euro.
Näiteks kui teil on 3 dokumenti kuus, siis ta nagu koguneb mitu kuud ja siis ta teeb arve, kui saab see summa kokku. Virge vist soovib öelda midagi. Ja Joosep ja Joonas on ju ka see teema, et selles mõttes, et kui seal on kui 3 kuud ei ole üldse mitte mingisugust kasutamist, ühtegi arvete pildistamist ei ole, siis ei tule ka see 5 euro kohta arvet. Jah, täpselt nii. Praegu me oleme hoidnud sellist poliitikat, et kui teil on alla 3 dokumendi kuus, siis me ei tee teile üldse arvet, et me ei loe teid aktiivseks kliendiks. Kui teil on see 5 euro pakett ja teil on alla 3 dokumendi kuus. Nii, Tiina küsib lisaküsimus. Kas Costpocketist ei ole võimalik kohe arve esitajal projektarvele külge panna? Jah, meil eraldi sellist ägedat võimalust ei ole, aga ma näitasin, mäletate, meil on see kommentaari lahter, et siin tegelikult on võimalik vabas vormis kirjutada projektobjekt ja kui nüüd see sama kasutaja lisab järgmist dokumenti, siis ta näeb neid eelmisi objekte ja projekte ja ta saab lihtsalt ühe klõpsuga need lisada sinna juurde. Just ja mina tahan ka öelda, et meie oma ettevõtetes kasutamegi seda, et nii kui tulevad uued ehitusobjektid, siis see kulutegija paneb selle objekti nime, et edaspidi kasutab kogu aeg seda, aga meie arve sisestamisel näeme ja Meritis juba paneme õigesse kohta. Nii, Andres küsib, kas arveread peaks tulema ka raamatupidamise programmi? Tuleb ühe reaga kululiik pluss enda sisestatud täpsustus. Ja, kui on põhimõtteliselt enamik meie tavadigiteerimisega, me ei digiteeri arveridu. Mäletate, seal näitasin korraks hästi kiiruga, nägite seal täpsemates seadetes tegelikult on võimalik lisatasu eest panna arve ridade digimine ka ja arveread tulevad, kui on e-arvega tegemist. E-arve puhul me võtame arveread ka ilusti, aga jah, muidu me ei digiteeri arveridu eraldi. Riina küsib hinnastamine, kas on vaid dokumendipõhine või lisanduva ka äpiga kasutajate pealt hind? See tükipõhine hinnastamine ongi selline, et seal ei ole kasutajatel hinda. Te võitegi panna 100 tükki neid sinna ja kui üks dokument lisatakse, siis ongi selle ettevõtte kohta 40 senti ainult. Tiina küsib, kas Costpocketist saab pildistatud tšeki kustutada, kui on ekslikult tehtud vigane pilt või topelt? Ikka. Seda saab nii äpis teha kui pilvekeskkonnas teha. Ikka saate kustutada. Nii, aga Tiina küsimus oligi meil tegelikult viimane küsimus. Kas kellelgi on veel küsimusi? Et teid on siin vapralt päris palju veel alles jäänud. Et kui kellelgi on küsimusi, siis on nüüd viimane hetk. Ja kui ei ole, siis mina omalt poolt tänan kõiki osalejaid ja kindlasti paneme siis ka Meriti kodulehele selle webinari ülesse. Nii, aga üks küsimus tuli. Margit küsib, kui Costpocketis on arve läinud topelt, kas siis on ikka 40 senti või on arvestus 80 senti? Meie juures loetakse see arve sellel hetkel, kui ta on digiteeritud. Ehk kui me räägime inimdigiteerimisest, esitate ja kustutate kohe ära, inimene ei ole jõudnud seda digiteerida, siis seda ei arvestata. Aga nii kui meie inimene on jõudnud ära digiteerida, siis ta läheb arvestusse kirja, olenemata sellest, kas te nüüd ta kustutate või ei kustuta. Nii, Riina küsib, kas ka müügiarveid võiks läbi Costpocketi saata? Me tänasel päeval oleme tegelenud ainult sisse tulevatega ehk ostupoolega. Et me ei ole sinna müügipoolele julgenud trügida veel. Müügiarveid võite Meritist saada. Jaa, müügiarveid saab väga hästi Meritist teha, ma arvan. Nii, aga tundub, et hetkel rohkem küsimusi ei ole. Meie omalt poolt kindlasti kõik täname. Aitäh ka Joonasele ja Katariinale ja Virgele, kes siis põhjalikult tutvustasid Costpocketit, Meritit ja siis ka raamatupidaja tööd. Et ma loodan, et kõik jäid seminariga rahule ja uute kohtumisteni. Korra väike reklaam ka, et järgmisel nädal on Merit 14. detsembril kell 13.30 toimub meil tegelikult tasuta veebiseminar, kuidas alustada Merit palgaga. Et kui siin on keegi, kes huvitub sellest, siis Merit Tarkvara Facebooki lehel leiate rohkem infot. Nii, aga ma arvan, et oleme lõpetanud.
suur aitäh ja aitäh.